Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Risto Saul. Tere! Tere, Angela! Pole ammu näinud. Ei ole tõesti ammu Me näinud. tegelikult tunneme juba aastaid 11 tänu siis fitnessile, võistlemisele ja hardstyle muusikale. Kas üldse mäletad, millal see aasta oli? Kuidas me üldse tuttavaks saime? Ma tõesti praegu nagu ei suuda isegi meenutada. Võib-olla see oli 2019. Helitehase pidu. Enne Aga me Detsibeli. teadsime, või no me ei teadnud, seal me nägime esimest korda. No sotsiaalmeedia ikka seal sa näed, vaata, kes millega nagu Eestis siin tegeleb on ja fitness ja kuidagi see muusika ühendas. Ja. Aga räägi, tutvusta ennast nüüd, miks ma sind täna siia kutsusin? Räägime natukene bodybuildingust, selle nii-öelda tumedamast poolest. Räägime Dubaist, sa ju kolisid täiesti Dubaisse ja elad nüüd ju seal. Ma elan Dubais. No, et räägime kõigest sellest, et tutvusta ennast paari sõnaga, et kes sa oled, millega sa igapäevaselt tegeled? Ma elan Dubais, olen personaaltreener Dubais ja treenin teisi inimesi ka siis online'is. Eesti inimesi. Ja, fitnessi, mindseti, toitumise koha pealt. Sul on ju õpilased käinud ka võistlemas laval, kulturism, fitness, mis nad seal teinud on, rannafitness, men's füüsiik ja need kategooriad on nii palju ju tänapäeval nagu. Ühes kategoorias on... Bikini ja men's füüsiik. Naised ka. Ja, naised on ka käinud. See aasta läheb 3 trükku. Opa. Kasvab tiim. Mehed, nagu ikka meil Eestis aina kaovad ära järsult. No räägitakse juba aastaid, et Eestis ja kulturismi ja meeste tase on nagu järjest alla käinud. Mehi ei ole, kedagi tuleb peale, keegi nagu ei julge või mis värk on? Ma esimest aastast võistlesin, siis meid oli ikkagi laval palju ja naisi oli vähe. See oli 2017-18 või? See on hästi teada. Oli või? Sest et mina ise olin 15 aastane, kui ma esimest korda bikiinides lavale läksin. See oli 2017. Samal ajal siis enam-vähem. Ja siis ta hakkas järjest kasvama popiks, siis samas meeste seas oli see väga pop, aga nüüd vaata naisi laval, räiged rivid, aga mehed paar tükki kõrvuti seal on. 2-3. Mis sa arvad, mis see põhjus on, nagu miks Eestis nagu meeste seas ei ole see enam nii pop? Tegelikult meil on mehi, kellel on väga head vormid. Ma arvan, neid ei huvita enam nii palju. Ma ei tea, kas see nagu ikkagi üks asi sul võib hea vorm olla, aga lavavorm on 2 eri asja. Mis on vahet heal vormil ja lavavormil? Nii, kui sa oled heas vormis, sa vaatad kellegi peale, mis on hea vorm? Ma ütleks, et hea vorm on see, kui sa näed kedagi rannas, näiteks ilma särgita, siis sa näed, et ta teeb trenni. See on hea vorm. Aga selle vormiga lavale ei saa, jah? Sellega lavale ei saa. Mis see vahe siis on? Mis seal lavavormil nagu veel see olema peab siis? Ta teeb trenni ja... Number 1, kuivuseks. Et ta on end näljutanud. Kuid. Kuid? Nagu mitu kuud. Sa pead ikkagi, sul peab olema sellist, sul peab meeldima laval käia või esineda natukene või selline eputrille olla. No aga minu arust need on 2 täiesti eri asja. Näiteks ma toon näite oma õe peal, minu isa oli samasugune. Laval räigelt meeldib olla, võiks võistelda käia, aga dieeti pidada 4, 5, 6 kuud. Ja siis samas mul on olnud siukseid õpilasi, kes naudivad nii seda dieeti ja protsessi ja siis läheb lavale. Kuule, mul ikka üldse ei meeldinud seal laval olla, et ma teeks dieeti veel, aga lavale ma ei taha. Siis ma tean nagu, Need on mingid pärlid, kus sa need leidsid. What? Et tegelikult... Kusjuures tegelikult, kui mina mõtlen oma võistlushooaja peale, hooaegade peale, siis mul ei tule ka meelde need võistlused või siis ikkagi need olid ägedad, kui me kõik koos ka käisime ja reisisime ja sõbrad olid kaasas. Aga mul tulevad alati need hetked meelde, kus ma olin lihtsalt nii rampväsinud, et ma ei suutnud saalis koju minna. See dieet, see nälg. Räägi siis, mitu kuud mehed valmistuvad, mida on näiteks klassikalise näite naiste puhul on basic 6 kuud. Pool aastat enne võistlust minnakse dieedile ehk et kaloridefitsiiti ja hakatakse oma karpidest sööma ja majandama. Aga mis see meestel on? Sama, erinev? Oleneb, kus sa alustad ja mitmes aasta sul näiteks on. Kui sa oled enne teinud, siis sa saad 3 kuuga vabalt hakkama. Kui sa ei ole enne teinud, siis sa ikkagi alustad 6 kuud kes peab 25 kilo alla võtma, kes peab ainult 3 kilo on. Mul oli näide ühe tüdrukuga lausa nii, et ta oli nii peenike ja lihasmass oli nii vähe, et ta võttis dieediga kaalust juurde ja läks lavale. Aga samas keha koostis muutus ja ta läks kuivemaks ja lihas kasvas. Et sellest ma räägin kogu aeg inimest ka, sa ei saa kaalunumbris kinni olla.
sul on ka siukseid õpilasi kindlasti olnud, et noh, kaal seisab, midagi ei muutu, siis käsed vormipildid teha, vaatad noh, mis see kehakoostis meil siin on, siis täiesti teine. Enamus on numbrites kinni ja kui numbrid ei liigu, siis sa oledki appi, mis ma teen või mida ma ei tee. Aga tegelikult jah, see ei ole nii tähtis. Ümbermõõdud pildid, tulemus. Kuidas sul endal nende dieetidega on olnud, nagu kõik on hästi läinud või on ka seal mingisugune, noh, naistel, ma tean ka, et meestel, kuigi vist vähem, aga samas sellest ei räägita. Nüüd naised järjest rohkem hakkavad rääkima näiteks dieedi ajal mingid ülesöömishood, binge eating, ja sealt tekivad need toitumishäired, noh, peale dieeti on tavaline. Sa ise tead, mitu võistlejad sul on olnud ja kas neil ei ole, kõigil on tegelikult need probleemid ju. Varem või hiljem, noh, ma toongi näite, ütleme nii, et näiteks esimene võistlus ma mäletan ka, mul ei olnud. Jaa, mul ka esimene dieet, mitte midagi. Siis aina hullemaks läks kuni lõpuks, ma nüüd praegu kui ma mõtlen, et just selle pärast, et see läks nii hulluks, ma ei taha enam võistelda. Mega paljud jätavad selle pärast pooleli. Tervise keeravad pekki ja just mitte ainult toitumishäired, naised ka kõik hormoonid, värgid, särgid, see kaaluga mängimine, mehed ka on ju. Mis sul endal on see kaalu kõikumine olnud? Või nagu mis sul lavakaal oli ja mis siis peale seda nagu 10 kilo, 20 kilo? 25. 25. Noh, aga mis kaalust, mis kaaluni? 102, 78. 78-102-ni. Noh, aga sa oled nagu mees ja ikkagi suurem on ja kujuta ette mind 50 kilost pluss 25 paari nädalaga. See on... Ma ei kujutaks ette seda. Ja, mis see on esiteks? Ei, aga sa võtsid juurde või? Jah. Ma võtsin alla. Ma võtsin alla, mitte juurde. Ma ei suudaks elu sees, kus on nii palju süüa üldse jaks? Jah, me räägimegi toitumishäirest, et sa oled 3 nädalat järjest hommikust õhtuni toidukoomas, sa sööd hommikust õhtuni järjest. Ja. Aga oota, palju sa siis nagu juurde peale võistlusi oled võtnud? Või see oligi, sa alustas? 10 kiloga, 10 päevaga. 10, no see on normaalne ka naiste seas. Siis ma juba, siis hakkas maha raunema keha võistlus. 10 on klassikaline, aga 25. No comment. Ma ei taha, see on kole näiteks, ma isegi ei kujutaks ette, kuidas see võimalik on. Aga noh, selles suhtes kaal ei ole nii, et vaata 3 nädalat sööd ja siis 3 nädala pärast on see pluss 25. Aga 3 nädalat on see häire ja siis keha ikkagi vaata võtab, kogub ja siis seal oli lõpuks nagu mingi, ütleme, 2 pärast see kaalu nii-öelda tipp ja siis alles siis ta hakkas vaikselt alla tulema ja ma alla tulingi ainult selle tõttu, et ma läksin karnivore dieedile ja noh, siis ma ei teinud enam ühtegi dieeti, ma ei kaalunud, ei grammitanud oma toitu. Ja nüüd alles 2 aastaga on keha taastunud. Vaimselt ma taastusin 3 nädalat. Pole üldse pikk aeg on ju, aga füüsiliselt, mis see 3 nädalat muga tegi 2 aastat. No ilmselgelt ma oleks saanud kaalust alla kiiremini, kui ma teeks dieeti uuesti ja oleks mingi defitsiidis võtaks alla, aga ma ei teinud ühtegi dieeti, ma tulin elustiiliga. Kas sa tunned, sind mõjutasid mingid teised asjad ka elus, mitte ainult see dieet ja võistlemine, vaid midagi muud võib-olla toimus elus, mis seda võis tekitada? See on hea küsimus ja ma alati ütlen ka kõigile oma õpilastele, vaata, et täpselt, kus sa parasjagu oled, nagu kes su elukaaslane on, mis probleemid sul, kus töö juures on ja mis sind nagu veel paneb sööma, mis sul siin 2 kõrva vahel toimub, mõtted, emotsioonid, tunded, aga ma ütleks, et mul oli kõik korras ja oligi puhtalt see, et ma piitsutasin ennast nii kaua, tegin 2 hooaega järjest ja siis lahmatas nagu, et nüüd võib kõike süüa, muidu pärast jälle ei saa, äkki lähen varsti jälle võistlema ja dieedile. Et noh, see mindset ja täpselt, mis mindset sul on ja nagu mitmes hooaeg sul on, täpselt nagu esimene hooaeg, mitte midagi, teine hooaeg, mitte midagi, aga 3. hooaeg. Aga kas sa ütleksid ka, et sa võib-olla ei nautinud üldse nii palju seda protsessi? Ja, kindlasti. See viimane prep, kus mul see nii-öelda toitumishäire tekkis, absoluutselt, sest et ma ei teinud seda enam enda jaoks. Ja see on juba pikem story, aga ma tahan nüüd sinu käest ikkagi küsimusi küsida, sinu juurde tagasi tulla. Minu lugu enamus juba teavad. Aga ikkagi need võistlused ja asjad, kuidas sa üldse jõudsid bodybuildinguni? Kuidas eesti keeles öeldakse? Kulturism või? Fitness. Kuidas sa jõudsid võistlemiseni, jõusaalini, vanas olid? Vanas sa praegu oled? Ma hakkasin saalis käima, kui mul oli esimene break-up, nagu ikka, poistel, meestel. Ma olin 14 midagi. Ja siis ma käisin tegelikult ma hakkasin veel, mille pärast ma hakkasin saalis käima, oli see, et ma mängisin jalgpalli, aga ma mängisin meeste vastu. Ja ma olin beachpenik, ma olin 59 kilo ja siis kui mees sul ikka vastas on 80 kilone, siis ta lükkab sul lihtsalt minema. Ja siis ma tahtsin natuke tugevamaks saada. Hakkasin käima, hakkas meeldima
hakkasin põlved valutama, lõpetasin jalka ära ja teen saali siiamaani edasi. Mitu aastat sa oled jõusaalis käinud? 13. Ossa pagan. Esimene võistlus oli, kui ma olin juba 5 aastat käinud. Nii et 5 aastat rassisid saalis ja siis läksid alles võistlema. Siis oli esimene Kus see võistlus. võistluse idee üldse tuli? Nägid kuskil sotsiaalmeedias, keegi kutsus, ise teadsid, tahad? Kui sa olid selleks ajaks kuidagi sinnani jõudnud, siis sa juba ise tundus selline huvitav. Ja kuna ma jalkat enam ei teinud, siis see oli nagu ikkagi tahtsid võistelda kuskil ennast näidata. Mingi eesmärk. Ja. Vaata, tulles tagasi jalkapõlvede juurde. Räägi seda lugu lihtsalt, kuidas sa... Okei, enne kui ma Dubaisse kolisin, ma elasin veel Abu Dhabis. Ja nädal aega enne, kui ma pidin näiteks Abu Dhabisse lendama, mul tuli kaitseväe kutse kordusõppusele minna. Funny story. Ja siis ma olin nagu, ma ei lähe sinna kordusõppusele, mul on vaja mingisugune asi välja mõelda, millega ma saan ennast sealt kõrvale hoida. Ja siis ma mõtlesin, okei, mul on ju põlved haiged, et ma saan kindlasti nendega mingi paberi, mis siis vabastab mind sellest. Nii, ja siis ma õhtul otsustasin minna EMO-sse, natuke seal lolli mängida, et ma kukkusin põlvede peale. Mul on tegelikult ka, kui sa vaatad mu põlvi, siis need ei tundu normaalsed põlved. Sa näed nagu silmaga ära, et seal on midagi väga-väga valesti. Ja siis läksin sinna. Aga nad sul päriselt igapäevaselt nagu valu ei tee või? Niisama istudes, kõndides? Aika annab tunda veits? Ikka. Okay. Nii, läksin EMO-sse, lunkasin sinna, mind panti kohe ratastooli, öeldi, et võtta rahulikult, on ju. Nii, viidi röntgenisse, tehti röntgeni pilt ära, öeldi, mingi arst võttis selle paberi kätte, ütles, et me paneme mõlemad põlved sul kipsi nüüd. Ma olin seal, nagu peaaegu hakkasin naerma juba, mõtlesin, nagu nii hull asi ka ei ole, et ei pea mõlemad põlve kipsi panema. Ja siis natuke läks veel aega, siis saadeti see pildi mingile õigele arstile, kes ütles, et okei, tal ongi selline probleem, lihtsalt haigus. Ja siis said vabastuse või? Ei saanud vabastus ka ja lõpuks keegi mind kaitseväest isegi ei küsinud minu kohta, ja siis ma sõitsin Abu Dhabisse. Põgenesid Abu Dhabisse. Kõige naljakam on see, et ma läksin mingit asja feikima meie Eesti arstide juurde ja siis nad ütlesid, me paneme su mõlemad põlved kipsi. Aga sa ütlesid ka, et sa kukkusid mingi katuselt alla? Ma ütlesin, ma lihtsalt kukkusin joostes. Issand jumal, noh, Eesti meditsiinitase. Tundub nii. Ei no, aga pärast olekski pidanud panema. Kui ma oleks sealt mõlemad põlved kipsis välja tulnud, see oleks veel pandud tegelikult. Oh jah, oota, aga Abu Dhabis sa oled siis elanud nii Dubais kui ka Abu Dhabis. Kumb rohkem meeldib? No nad on nagu meie Tallinn ja Rakvere. Ma mõlemas nagu olen elanud, siis Rakvere on selline väiksem linn. Abu Dhabi on siis väiksem? Jah, Abu Dhabi on Ühendemiraatide pealinn. Dubai on üks lihtsalt emiraatidest. Mõlemas Abu Dhabis elavad rohkem kohalikud. Dubai on ikkagi suur turismipiirkond ja seal on, ma ei tea, 80% on igalt poolt mujalt maailmast koha peal. Ja Abu Dhabisse ma tahtsin peale keskkooli lihtsalt minna Eestist minema. Ja siis sellega on ka naljakas story. Ja räägi see, kuidas sul üldse sattusid sinna elama? Ja. Nii, ma lõpetasin ülikooli ja siis me minu parima sõbraga vaatasime sealt kaardi peal, kuhu võiks minna. Ja algus oli siin Hispaania, Marbella, mingid sellised asjad mõttes, vähemalt minul. Ja Karen, mu parim sõber, ta oli Dubai, mine sinna, aga siis ei tekitanud minus mingisugust emotsiooni. Ja siis paar kuud hiljem mul tuli tööpakkumine Abu Dhabist. Nagu sa olid Eestis ja sul lihtsalt tuli tööpakkumine Abu Dhabist? Mitte päris nii, aga ma nägin, nad otsivad ja siis ma võtsin ühendust 6 aega hiljem, ma olin seal. Aga kust sa nägid, et nad otsivad? See tuli nagu lambist ette või? No aga saatus siis. Ise ma ei otsinud ja midagi. No, scrollisid, tuli ette, et Abu Dhabis otsitakse, täitsid ära ja tuligi. Noh, saatus. Ja siis läksid sinna, kas sa läksid esialgu nagu see on mingi 90 päeva reegel? Igasuguseid lugusid seal rääkida. Okei, mul oli seal töökoht ja siis seal lubati, et nad orgunnivad mulle elamisega. Aga siis see oli selline aeg, kus oli väga raske seal sellist normaalset elamist leida.
seega ma pidin ise hakkama otsima, alguses mind majutati hotellis, kõik oli hästi ja siis ma lihtsalt hakkasin ise otsima, seepärast et ma olen alati see, kes ma ajan ise oma asjad ära, keegi ei pea minu eest muretsema. Aga mul oli vaja saada võimalikult ligidale sellele saalile. See saal oli, ütleme, natukene sealt siis main linnast väljas, suht sellises kohas, kus nagu midagi väga ei toimi ja mingid head elamist seal leida ka ei ole. Ja ma leidsin lõpuks väga ligidal jalutuskäigu kaugusel ühe villa, sellele nimetatakse tavalisi selliseid majasid villadeks, kus on erinevad siis toad, ruumid, köögid, nagu meie korterid siis põhimõtteliselt. Ja ma elasin umbes sellises, täpselt sellises tuba. Boksis, see ei olnud isegi tuba, see oli nagu koos filipiinlastega. Samas toas või? Jaa, sest need seinad, mis seal oli, need seinad olid kuskil siiamaani lihtsalt. Nagu suur tuba ja lihtsalt eraldatud. Vau, noh. Meid oli seal kokku. Kaua sa suutsid seal olla? 8, 9. Ja filipiinlased on, tulevad flashbackid. Nad on hästi sõbralikud. Ja mul oli ka algus seal täiega tore, mõtlesin, saab nendega sõbraks, nende kultuuriga saab rohkem sina peale. Aga siis nad ei meeldinud mulle üldse tegelikult. Miks? Sest nad on väga lärmakad, kuna ma olin ikkagi päev otsa tööl, möllasin seal ringis. Ja sa oled eestlane. Ma tahtsin koju magama minna. Siis neil oli nagu iga nädal, neil oli vähemalt 3 sünnipäeva seal kellegil. Minu meelest käisid lihtsalt niimoodi ringiratast. Siis kogu aeg mingi jõid seal, paid pidu, laulsid. Kaua sa suutsid seal olla siis? Ma olin, ma arvan, 2 kuud. Kuni ma lõpuks sain lihtsalt endale load, siis ma sain auto seal ja siis ma sain kuhugi eemale minna, lihtsalt kaugemale, normaalse korteri sain endale. Ma kuulsin, seal nagu on hästi keeruline kõik nende korterite asjadega, et kui leiadki hea korteri, sa pead aasta aega ette maksma, möbleerimata, pead ise mööbli muretsema ja pluss jah, kui sul on turistidel on see 90 päeva reegel või, et võid 3 kuud olla, siis ei tohi 3 kuud riiki siseneda, kui sul ei ole mingit tööluba või korterit või asja seal või? Suht hästi oled aru saanud, jah. Väga jah. Aga ja aasta aega maksad üldiselt, vähemalt siis ma maksin ka aasta aega ette, üüri. Nüüd, kui ma tahan Dubais, siis ma maksan kuupõhiliselt, see on palju parem variant. Aga leiab ka, kui sul, see ongi see, ma nägin ka, kus mul nüüd uued sõbrad on sinna tulnud, siis nad arvavad, kuna keegi ütleb neile midagi, et aasta aega pead ette maksma, siis nad arvavadki niimoodi. Aga tegelikult, kui sa oled natukene kauem seal, siis sa õpid seda asja seal tundma ja siis seal on nagu muul veel. Algus tundub hirmus, aga tegelikult ei ole nii hull või? Jaa. Sest esimene aastaga, kui ma Abu Dhabis elasin, siis see oli raske periood kuidagi. Ikkagi veits kodu igatsus. Kaua sa oled seal nüüd elanud? No kokku siis 3 aastat. Ka päris mitu juba. Kuidas seal üürihinnad on? Kallim kui Eestis ikka, jah? Jah. No mis umbes väike korter on, ma ei tea, mis 2-toalised või 1? No ma võin öelda, oma stuudio ees ma maksan 1500 eurot kuus. Plus kommunaalid? Jah. Stuudio? Stuudio, siis sul on üks ruum, aga see on nagu ma olen sain sellega, see on väga hea deal. Ma olen väga rahul sellega, kus kohas see on asukoht. Mul on bassein, meil on jõusaal, meil on kõik asjad olemas, väga rahul ja hind on hea. Nice. Mis sul plaanid Dubaisse nagu veel pikemaks jääda või on ikkagi plaan millalgi tagasi tulla või? Võtab päev korraga? Tagasi Eesti? Jah, tagasi Eesti. Oota, tulid praegu tagasi, oled poes käinud ja hindu vaatanud või? Meil üks lihatükk maksab 18 €. Kuidas Dubais toiduhindadega on? Odavam. See on hüür on nagu kallim, aga toit on odavam, jah? Ma ei tea, kas ta nagu odavam on, aga suht sama. No ma mõtlesin ka, ma käisin 2020 aastal alguses ja siis oli kõigil alles see mindset, et appi Dubai on nii kallis ja kui sa sinna lähed ikka, siis peab mingi rahakott olema ja bla bla bla. Ja ma lähen sinna, ma vaatan toidupoed, restoranid nagu kõik samad hinnad nagu Eestis, et jälle keegi kuskil rääkis ja siis kõik usuvad ja arvavad, et nii ongi, on ja. Ja ma olen seal vaatan mingi mis asja, et sama hind nagu Eestis ju. Osad asjad olid isegi odavamad tollel ajal, praegu ma ei tea, kuidas see on. Nagu siin ka, kui sa ostad head ja kvaliteetset, siis sa maksad rohkem, kui sa ostad mingit jama, siis sa maksad vähem. Ja seal on täpselt samamoodi, aga seal on võib-olla see, need tasemed on nagu, kui sa tahad midagi väga-väga head ja kvaliteetset, siis sa maksad ka selle eest, kui sul on selle jaoks raha. Aga sa saad väga budget elu ka seal elada väga hästi. Ja ka raha kokku hoida ja
õigetele või siis nagu lihtsalt kokku hoida, normaalselt elada. No praegu päris paljud ju lähevad sinna Dubai poole firmade pärast ja et seal on need head maksu, mis iganes tax asjad ja Siis ja kui sa oled maksutööl, siis selle pealt makse ei maksta. See, mis sa teenid, selle saad kätte. Kus seal kraadidega on? Sellepärast Eestis suve. Nad kõik vinguvad seal, et seal on nii palav, mul ei ole tegelikult seal nagu nii palav. Mis seal basic kraadid on? Nagu, no mitte suvel me kõik teame, et seal on mingi 40 on ja 45, oh my god. Aga noh, ütleme siuke talveperiood septembrist kuni mingi veebruar. Meie suvi on nagu nende talv. Meie suvi on nende talv, aha. Aga siis on mõnus ju. Väga mõnus. Mõned õhtud ma mäletan, kus oli natukene külmem, jahedam, aga siis mingi 25 kraadi. Vaid pusa peale, ei tea olla. No meil Eestis see aasta suve polnudki. Meil alles juuli keskelt algas mõned soojad päevad ja siis nüüd on juba läbi jälle. Aga tuleme tagasi bodybuildingu juurde. Räägi veel natuke sellest, kui sa ise treenerina esimesed õpilased lavale saatsid. Kuidas see nagu kogemus on või need, kes tahvad võistlema minna, mille järgi treenerit valida või räägi natuke sellest, kuidas sa oma õpilasi nagu coach'id? Okei, esimene, kuidas endale treenerit valida võib olla? Vali keegi, kes, ta ei pea kõike teadma, aga sa peaksid teda usaldama ja kuulama teda, sest ja teil peab mingisugune connection olema. Sa võid väga tark olla, aga kui ma lihtsalt vaatan sulle otsa ja mind ei koti, nagu mida sa räägid või ma ei usalda sind või siis meil ei ole mingisugust connectionit, siis ma ei kuula sind ja ma ei tee seda, mis sa tahad, et ma teeksid. Ehk siis ma arvan, see on nagu kõige olulisem. Aga sa arvad ka, et kui treener ise ei ole laval käinud, siis ta ei oska oma õpilasi lavale preppida? Kindlasti. Et ikkagi endal peab see kogemus olemas olema? Sest sa juba, kui sa oled enne mitu korda selle teekonna läbi teinud, siis sa juba tead ette, et okei, kui ta on mitu päeva selline olnud, siis sa tead juba, mis sealt nagu tuleb. Sa tead, mida ta tunneb, vaata. Kui ta kirjutabki sulle oma mingid mured, siis sa nagu oskad aidata või suunata, et jaa, ma täiesti mõistan nagu seda tunnet, vaata. See on minu arust toitumisnõustajatega samamoodi, et toitumishäired näiteks. Kui toitumisnõustaja ise pole toitumishäiret läbi teinud, siis kuidas ta sind sellest nagu välja saab aidata, kui tal omal nagu kogemust ei ole, vaata. Aga samas kogemusnõustaja, kellel pole olla mingit paberit on ja, aga on ise selle läbi teinud, võib väga vabalt sealt välja tõmmata. Kas psühholoogid võivad ka sinna no näiteks, ma ei tea, sa oled mingi ülihea nagu mind reader ja sa oskad inimestega suhelda, aga sa ei ole kuskil psühholoogiat õppinud on ja siis sa võid selle inimese nagu jumalalt teemaks rääkida. Kui sa ei ole seda ise läbi elanud, kas see on kellegi surm või kaotus või midagi sellist ja nüüd sa peaksid kedagi aitama selle koha pealt. No jah, ma mõtlengi, kui see nagu kogemus on olemas, sa oskad paremini aidata. Ja, kindlasti. Ja. Aga sa tegid see läbi online'i, oli sul koha peal käijad? Ei, esimesed mul olid siin ikkagi Tallinnas juba, kui ma elasin veel Tallinnas. Ja eelmine aasta ma olin koha peal siin. Kui me koos olime, igal pool ju käisime. Sügisel käisime jah, Luksemburgis, Tšehhis ja Rootsis võistlejatega. FitLab. Aga sa mõtled Eestis võistlustel? Me räägime ju õpilastest praegu. No siis räägime sellest ka, et sa ise käisid. Oota, sa käisid sügisel ise võistlema, siis sa panid õpilased võistlema. Ja. Ei, see on asi, mille ma ka õppisin ära. Kui ma tahan ise võistelda, ma ei prepi mitte kedagi samal ajal. See ka see viga, mis ma tegin sellel hooajal, kui mul lappe kõik läks. Et ma preppisin 2 õpilast samal ajal, kui ma ise ka prepil olin. Ma panin kõik oma fookuse neile. Ma keskendusin ainult neile. Ja siis ise oledki mingi, ma olen ise ka, aga see on savi. Ja õpilased. Sul ei ole sellist tunnet? Ei olnud. Nüüd, kui ma tagalt järgi mõtlen, siis see oleks nagu targemalt kõvasti. Sest aga õnneks minu võistlused said läbi ja siis mul hakkasid nende võistlused. No niimoodi on hästi. Ma kuidagi händlisin ära selle enam-vähem. Mul olid lausa samal ajal võistlused. See on veits lappas jah. Aga no kogemustest ainult õpimegi ju. Õige. Oota, tuleme tagasi sügise võistluste juurde. Oma võistlused. Sa käisid välismaal. Eestis ma ei olegi sind üldse näinud. Ainult see 2017-2018. Ja siis peale seda sa päris mitu hooaega veel teinud, aga ainult välismaal käinud ju. Mis kategooriaid sa oled teinud? Ühes kategoorias on bokserid, teises kategoorias on trussikud, mis vahe seal on? Nii, meestel on põhimõtteliselt 3-4 erinevat. Men's physique,
ehk et seal on need pikad põlvedeni püksid ja ja siis kus nad poseerivad. Ranna fitness eesti keeles mida enam ei kasutata. Siis on meil bodybuilding, seal on siis need stringid. See on siis see, kus on kõige suuremad mehed või? Võrdlemisi. Ja classic fysiik või kulturism. Seal on siis bokserid. Bokserid ja siis nad on justkui seal vahepealsed. Ja mis vahe on siis kulturismil ja classic fysiigil? Põhiliselt ongi, sul on erinevad kaalukategooriad või kaalu ja pikkuse kategooriad. Ja siis, kui me räägime nüüd maailma tasemest, mitte meie tase, see ei ole mitte miskit siin, aga maailma tasemel on ka see struktuur, milline sa välja näed, milline su kogu see fysiik, look on, see mängib rolli. Et kumba kategooriasse sa paremini sobiksid. Aga ühes kategoorias on see ka, et sa pead ju seda vaakumit tegema, sa pead kõhuvaata sisse tõmbama, see on see üks kindel poos, et kui sa seda ei suuda teha, mine lavalt minema. Mul on video, kus sa karjad, tõmba see, mis sa ütlesid, tõmba see, sa karjusid mulle igastes midagi, kui ma lava peal olin. Ma ise, see oli vist Rootsis, aga ma nägin esimest korda, et nii tehakse, seal ma üldse sain nagu sellest meeste kulturismi ja fitnessi poolest nagu rohkem teada. Ja selles kategoorias siis see classic fysiik või. Võetakse kõik mehed lavale rivvi, öeldakse nii, enne võistlust teeme kõik selle vaakumi poosi ära, kes teha ei oska, läheb lavalt minema ja võistlus on läbi. Ja siis seal on mingi paar hästi sukast suurt meest, vaata, väiksed poisid tõmbavad kõik ilusti, mitte sina, seal olid siuksed väiksemad ka, kõik tõmbavad kõhu ilusti sisse ja siis need kõige suuremad mehed no lihtsalt ei saa. Lihtsalt kõht punnitab eest välja, vaata. Ja siis kohtunikud on mingi number, aitäh, võite ära minna. Te ei suutnud kõhtu sisse tõmmata. Ja nii lihtsalt oligi. Inimene valmistub mitu kuud, ei suuda laval kõhtu sisse tõmmata ja siis on kööga. No aga see ongi selle kategooria eri. Kui seda ei tee, siis nad siis lihtsalt nagu ei harjuta enne seda või mis värk on või tuleb närv sisse. sisse. Ma arvan, nad ei tea, et nad peavad seda üldse tegema. Ei tea reeglitest midagi. Aga paljudel neil vist ei ole treenerid ka. Et ongi nad ise enda treenerid ja siis ei ole nii hästi kursis on ja ma lähen lavale, vaatan, mis saab. Võib-olla küll, jah. Aga kuidas sul oli? Kui sa käisid laval või siiamaani käid, sa teed ka ise ju? Sa oled reeglitega kursis vähemalt? Või sul on keegi treener? Mul on homework tehtud, jah. No sa oled nii kaua teinud ka, siis sa juba saad asjast aru. Tead, mis teha tuleb. No aga ikkagi ise enda treener olla nagu lõpus, eriti just lõpus raske ei ole. Siis ju aju hakkab juba ikkagi trikitama, et peeglist sa näed ühte asja, peas on teine asi, üks päev oled peenike, teine päev oled paks nagu. Miks ma olen seda siiamaani teinud, on number 1 see, et mulle meeldib eksperimenteerida natukene. Millega sa oled teinud seda toitumisega? Igasuguste asjadega. Too mõned näitad. Erinevad dieedid, erinevad lähenemised, erinevad treeningstiilid. Dieedid nagu näiteks, mis tegid? Karnivoori, ketot? Karnivoori ma ei ole veel kordagi teinud. Aga on aeg. Low carb, high carb, lihtsalt selline flexible dieting. Kumb parem oli? Carb cycling. Aha, ehk et enamus ajast low carb, aga siis mingid laadimise päevad. Ja. See on alati kõige paremini töötanud. Ja isegi ma näen, see töötab tavainimeste peal suht hästi. Enamuste klientide. Ja treeninguga samamoodi. Ja pluss ma ei ole leidnud endale kedagi, täpselt nagu ma ütlesin, et kellega mul tekiks selline side, et ma nüüd kuulaksin sind ja ma tahaks, et sa mind prepiksid. Ma vaatan hästi paljudel meestel ongi nagu online treenerid, et ei võetagi nagu siit samast kuskilt koha pealt oma riigist, vaid võtate Ameerikast ja siis nad online'is seal ajavad oma asju nagu. Kuidagi, jah. Ei no, tegelikult nii kaua, kuni sa suudad endaga aus olla, siis igaüks põhimõtteliselt võib seda ise ka teha. Nojah, aga teadmised peavad ikkagi olema. Kui heal tasemel sa seda teed, see on teine asi. Ja kui hästi see sul välja tuleb. Aga igaüks võib seda proovida ja teha väga hästi, tegelikult võib välja tulla. Oota, räägin, mis kategooriates sina võistelnud oled ja kus sa praegu võistlesid? Alustasid ju siis oli see Ranna fitness, jah? Seal ma alustasin, siis ma tegin Arnold Classicul esimest korda klassikalist kulturismi, klassik-fysiiki. Ja nüüd ma olen paar korda bodybuildingut teinud ja segamini kõiki neid siis 3. Ühesõnaga kõik oled proovinud. Mis kõige rohkem meeldib? Aga kulturismis on ju veel see, et sa saad kava teha. Klassik-fysiik, jah, kus sa saadki oma kavaga siis peale see, kus peab kõhu sisse tõmbama vaakumisse. Aha. Oota, ma tahtsin kohe küsida. Räägi nüüd see Rootsi kogemus ära. See, mida minu silmad pealt pidid nägema jälle esimest korda, sest ma ei ole meeste fitnessi kulturismiga niimoodi üldse kokku puutunud. Kõik mehed on seal registreerimisel rivis.
ja teid kutsutakse kaalule ja mõõtmisele, sest et oma kategoorias sa pead mingile pikkusele vastama mingi kaaluga, on ju. Mis see näide on? näiteks kui mina kaalusin või olin 175 sentimeetrit pikk, siis mu kaal võis olla, ütleme, 79. Maksimum. Näide. Ja sul oli siis seal mingi kilo rohkem või siis sa olid paar sentimeetrit lühem. Nii, ma astusin kaalule, mulle öeldi, et sul on 2 varianti, kas sa muudad ennast pool sentimeetrit pikemaks või sa kaotad järgmise 30 minutiga 900 grammi. Täiesti pekkis. Kuidas sa teed end pikemaks siis? Esimene mõte oli see, et ma ei olnud juba terve päev otsa joonud ega söönud väga midagi. Ehk siis ma ei saa ennast kuidagi kergemaks teha. Ja siis meil oli väike idee, et me teeme sind kuidagi pikemaks. Nii, ja siis me proovisime mind venitada või Annika ja Angela, üks hoidis mind kätest, teine hoidis mind kaelast peast. Jalgadest sikutasime. Tirisime üksteist. Meil on videod ka sellest, siis sa rippusid veel kuskilt alla. Siis tuli mingi kiropraktik, kuule, ma väänan äkki see aitab. Tegi sul seal kaelast ja seljalt mingi rakse, et sa nagu saaksid liikuma ennast ja... Ta vapsi ei tea enam, mida ta tegi. Sest nagu see, ma ei saanud ühtegi raksu sealt minu arust. Ja me jändasime ja lõpuks me ei saanud isegi, mitte üldse ei saanud mind pikemaks. Mis siis sai? Siis ma pidin lihtsalt suuremas kategoorias võistlema, nagu ja... up to 100 kilogrammi. Ehk et sa pidid suurtemate meestega koos olema ja sul läks jumala hästi ju. Karika medaliga. Ma olin vormis selle pärast. Mis seal üldse vaadatakse? Massi, kuivust, kõike koos, poseerimist, naeratust? Kulturismis siis. See, kus sa võistsid. Sa tegid ju mõlemad seal. Jah. Klassik, fisiik ja kulturism. Okei. Esiteks, sa pead olema vormis. Kui sa ei ole vormis on ja siis sa ei ole vormis ja siis sa ei saa. Kui ümar on ju ka vorm. Ütlegi jälle, üks on see, et sa oled heas vormis ja teine asi on see, et sa oled lavavormis. Ja. Kuidas siis tavainimene vahet teeb? Mis on hea vorm? Mis on vormis olemine? Minge vaadake ükskord päris võistlust, siis te saate aru. Eestis. No Eestis ka tegelikult meil on ikkagi. No kui on avatud võistlused. Siis on inimesed kohal, jah. Siis sa pead olema lavavormis, sa pead olema kuiv ja vastavalt oma kategooriale, sest sa võiksid seal kaalukategoorias kaaluda või sinna ligidale, sinna limiidini siis. Siis muidu sa lihtsalt teistega võrdlemisi näed nii pisike välja, et sa kaod seal lava peale ära. Ja kui sa oled kuskil Ranna Fitnessis, siis seal on rohkem stage present, kuidas sa seal välja näed, kuidas sa seal liigud. Ja seal vaadatakse rohkem ülakeha, et jalga ei pea nii väga olema, sest püksid varivad ära jalad. Püksid varivad ära. Seal tihti võistlevad need kriipsujukud ja siis ülakeha on täis pumbatud. Tegelikult ei ole, enam ei ole neid. Sa Enam näed niisama saalis kuskil täis pumbatud. Aga nüüd avati uus kategooria ka, oligi lausa muskulaarne Ranna Fitness nagu. Ja need kategooriad on suht kohutavaks läinud. Naistel ka ju tuleb räigelt kategooriaid juurde, on ju nüüd siuke mingi, kus neil on suured kostüümid seljas, vaata nagu Victoria's Secreti modellid seal lihtsalt ja see tehakse fitnessvõistlustel. Siis on nüüd mingi spordirinnakas, need lühikesed püksid lihtsalt tulevad ja teevad seal oma mingid niisama poosid, vaata, et kuhu veel nagu, nii kategooriaid tuleb nii palju peale. Ja miks kõik tahavad raha teenida? Kui neil tuleb rohkem inimesi, selle pealt nad teenivad ja siis mõtlevad igast asju välja. Aga need piirid ju ongi tegelikult nii ulmeliseks aetud. Kui sa vaatad aasta 2017-18, meil praegu on bikini fitness selline, nagu siis oli body fitness. On ja, et kui mingi tavaline inimene, kes on paar aastat jõuksis käinud, tahaks minna lavale, ta ei saagi bikini fitnessi minna, sest tal ei ole siukest massi, mida seal praegu vaadatakse. Saabki fit modelli teha, kus on lihtsalt see trikoo ja kleit ja väiksema lihasmassiga tüdrukud on ju. Meeste puhul ilmselt samamoodi või seal, tegelikult seal vist niimoodi ikka kombatakse piire. Kunagi oli see tase kõvasti madalam. Aga 80-ndatel? No selles mõttes Ameerikad ja mingid olümpiad asjad, need on ikka need üksikud vaata. Teine asi, jah. Aga kui rääkida sellest tavalisest võistlusest ja konkurentsist, siis ikkagi pushitakse neid piire räigelt ja tase on hoopis teine, jah. Ja nüüd, kui taseme juurde tulla ja piiride pushimise juurde tulla, siis muidugi ka ju ained. On teised? No ained on samad, aga kogused on teised. Kogused? Ja see ongi see, et
ärge võrrelge, kui sa oled tavainimene ja sa tahad mingisugust vormi tahad ennast vormi saada, siis ära võrdle ennast võistlejatega, sest sa ei mitte kunagi sinna vormi. Mis sa arvad nüüd sellest? Meil on siin 17, 16, 18 aastased poisid, kes ei plaanigi nagu lavale minna, aga lihtsalt kasutavad steroide, et olla suured ja massiivsed ja lihastes. Mis ma arvan sellest? Mis sa arvad sellest? Esiteks see on igaühe enda otsus ja samamoodi nagu igasugused teised narkootikumid ja valed, halvad teod, mis me elus teeme. Aga see on väga-väga rumal. Ja lihtsalt inimesed ei tea, kuna see ongi, sotsiaalmeedia on muutnud siis sellise kõigi nende, kõik, kes võistlevad, nemad ongi normaalsed, nad tahavadki sellised välja näha. Ja ainuke viis, kuidas selliseks välja näha, ongi steroidide võtmine. No ma ka alati räägin, et nagu, kui sa selles maailmas tahad tippu minna, siis sa ei saa ilma steroidideta. Aga kui nagu tegu pole üldse inimesega, kes kunagi üldse võistelda tahaks ja hakkab nii-öelda neid aineid tarvitama ilma, et ta teaks, mis need kõrvalnähud on, kuidas seda nii-öelda persoonat muudab, kui ta nii noorest peast hakkab neid asju tegema, sellest üldse ju ei räägita. Maalitakse ainult see ilus pilt ette, näed, musklimehed laval, oleme ka kõik ägedad, naistele meelduvad suured mehed on ja lihastes. Aga nagu mida nii noorelt võtmine tegelikult nagu teeb nende poistega. See crazy. Aga sellest ei räägita kuskil. Sellest räägitakse tegelikult, aga no meil siin ei räägi keegi. No, kui sa teed ise mingisugust researchi, mida sa peaksid iga asjaga tegema, iga toidulisand, iga isegi toidu ka, sa võiksid natuke uurida enne, mis see sinuga võib teha või kuidas see sind võib mõjutada. Aga kui sa seda ei tee, siis sa ei teagi. Ja kui sa kuulad lihtsalt oma sõpra kuskil saalis, et tee seda, võta seda, siis sa oled lihtsalt rumal ja loll ja neid inimesi nagunii jagub ja on meil. Ja üks asi on poisid, aga teine asi on juba tüdrukud. Ja kui me juba sinna teemasse lähme, ma ei teagi, kust alustada ja kas sinna teemas üldse täna minna, aga ma ei tea, kui sa vaatad ikkagi seda, kui sa ikkagi vaatad seda 16-aastast tüdrukut seal lava peal ja sa mõtled nagu, kuidas vanemad selle allkirjastasid, kuidas treener seda teeb tüdrukule, kes on 16. Kuhu me veel lähme vaata? No ma saan aru, sa 25 pluss naine, ma ei tea, sul on lapsed, asjad olemas juba, on ja. Aga kui sa nii noorelt oma tervise nagu täielikult paned juba selle alla, ma ei tahagi lapsi saada. Ja mu elu unistus ongi lihtsalt bodybuilding ja fitness ja rikkungi oma hormoonid ja kõik ära vaata. See on kurb. Sellepärast ongi, et inimesed ei tea nendest kõrvalnähtudest, mõjudest mitte midagi. Ja ma usun, treenerid ikka teavad. Ei tea, nad ei tea. Seda Dubaisse, kui ma läksin Abu Dhabisse, seal on selle koha pealt täielikult null teadmised. Seal keegi ei kasuta ka. Nende haridus nagu nii on üldse meie omast kõvasti madalam, aga seal on, ma lihtsalt kuulasin igasugused horror stories'id ja siis ma mõtlesin, kuidas te inimesed üldse, kuidas te elate niimoodi? Nii et nad seal ikkagi kasutavad, aga väga kuidagi lappes või? No igal pool kasutatakse, aga ma ei ütleks, et seal kuidagi rohkem kasutatakse, aga lihtsalt need teadmised, kuidas neid kasutada ja mis need mõjud on ja kõrvalnähud ja asjad, kuidas neid õigesti kasutada, siis keegi ei tea sellest mitte midagi. Ja üleüldse treeningutest, toitumistest 40% emiraatidest on ülekaalus. 40 tead, kui suur see protsent on. Nagu kui siin Eestis on suurem protsent. Ma ei tea, kas võib olla. Aga see on samamoodi ju toitumine. Kui sa oled ülekaalus, siis sul ei ole teadmisi toitumisest. Või sul on teadmised, aga sa lihtsalt ei rakenda neid. No, siis sul ei ole neid teadmisi. Sul võib midagi olla, kui sa seda kasuta, siis sul ei ole seda. Aus. If that makes any sense. Ma jäin just mõtlema, oota, mul seedib veits veel. Aga väga paljud tänapäeval tegelikult on juba sellised, neil on teadmised, aga nad pigistavad silmad kinni ja ikkagi elavad selles nagu vales, vaata, et šokolaad, purks, ma ei saa ei öelda, see sõltuvus, vaata. Toidu sõltuvus. Mis sind motiveerib? Mille osas? Toitumise või?
saada paremaks, ükskõik mille suunas. Okei, räägime siis toitumisest, näiteks sa tahad ennast natukene paremasse vormi saada, mis sind motiveerib? See, et ma tahan paremasse vormi saada. No praegusel hetkel ma ei taha paremasse vormi saada, aga mis mind motiveerib praegu puhtalt sööma isiklikult, on mu tervis. Sest et vaata, ma olen seda igal pool juba rääkinud ka, et ma sain oma päevad korda. Mul olid nagu siuksed päevad, et iga kuu ma surin, 3 valuvaigistit ei aita, eeldiabeedi sümptomid, külmhigi, kuumhigi, mingi minestamised, oksendamised, asjad on ja. Ja siis karnivoolusega ma ravisin selle korda ja ma olen katsetanud 2-3 korda. Nii kui ma süsivesikut söön, ma jälle suren. Nii kui ma olen normaalse toitumise peal enda jaoks, ma ei sure, ma isegi ei tunne, et mul on päevad oleks. Et selles suhtes see motiveerib mind iga kord, kui ma mõtlen, et äkki tahaks midagi sealt sünnipäeva laualt proovida. Ei, ma ei taha, sest et nagu see, need flashbackid sellest, kuidas ma seal potti kallistan ja suren, vaata, ma nagu Aga kui sul ei ole motivatsiooni, me kõik teame, motivatsioon ei ole oluline. Motivatsioon on emotsioon, seda pole olemas. Ja kui sul ei ole reaalselt, sa tead, et ülekaalus olla on väga halb ja sa arvatavasti sured varem, kui sa peaksid. Nii, aga kui sul ei ole lihtsalt seda tahet paremaks saada, mis siis teha? Mis sind motiveerib? No anna lahendus. Ma küsin sinu käest. Ma ei tea, mina nagu selles suhtes, vaata, ma sain oma toitumise häiriga kõigel ajal pidama ja minul see ülekaal lihtsalt niimoodi vaikselt tuli sellest ülesöömisest. Aga ta hakkas mul juba taanduma, sest et ma sain 3 nädalaga piiri peale. Sain pidama oma karnivoor toitumisega on ja. Nii et mina ei muretsenud selle pärast, et appi, ma olen ülekaaluline, mul on kõike nii raske teha, ma ei saa isegi kingapaelu enam korralikult kinni siduda, sest ma ei suuda ette kummardada, on, et ma olen ikka väga rasvunud või kuidas öelda. Morbidly obese. Aga keegi ei teadnud. Selles suhtes vähesed vaata nägid näost, aga ma käisin ainult lohvakate riietega ja sa ei teadnud, mis seal all tegelikult toimub, nagu keegi, ma ei teinud pilte, aga selles suhtes ma ei olnud nagu selles kohas, et ma olen ülekaaluline ja ma ei suuda lõpetada nagu seda õgimist ja toidu nagu reipimist, vaata. Et selles suhtes oota, kus see klikk ära käis siis? Ei, mul käiski niimoodi, ma lihtsalt Instagramist nägin seda karnivoor toitumist ja kõik see info tuli ja siis mõtlesin, ma proovin, aga see nagu kuidagi ravis mul selle toitumishäire ära. Ma isegi ei hakanud seda tegema selle eesmärgiga, et mul on probleem ja ma teen, vaid ma lihtsalt mõtlesin, ma proovin. Kas see võikski siis olla sõnum neile, kes ongi nii sügavas ülekaalus, ma just tahtsin öelda. Ülekaalus, aga mis see sõna on? Augus. Ma tahtsin öelda, ma ei olnud veel nagu selles kohas, et vaata, ma söön, ma näen, et ma olen ülekaalus, mul on kõik need halvad asjad ja ma ei suuda sealt välja tulla. Ma olin sealt juba väljas, keha nii-öelda taastus, aga ma mõtlengi nende inimeste peale, et kus on see piir, et sa oled nagu ülekaaluline, sul on kõike halb teha, sa ei saa kanda teatud riideid, mida sa tahaksid kanda. Mis see klikk peaks olema, et sa suudad nüüd ennast kokku võtta ja nagu tagasi normaalkaalu end süüa? Ja ma olen seda mõelnud päris pikalt ja tihti nagu, et kus see piir on. No nagu näha, just alles oli see TLC peal see ülekaalulist need õed, vaata. Tegid seal hullud oma opid nüüd ja nüüd on täiesti need naha eemaldused ja mis nad olid seal nagu mitu 100 kilo, vaata. Et ei suutnud isegi kõndida ja nüüd on alla saanud ja kasutasid Ozempikut. See on uus teema, millest rääkida. See on uus teema. See on Dubais nii kuum teema. Oota, aga räägi see nüüd enne ära. Mis see sinu nipp siis on nendele inimestele, kes ei suuda end kokku võtta? Lihtsalt alusta midagi ja proovi. Lihtsalt proovi, täpselt nagu mina proovisin. Lihtsalt proovisin. Kui sa oledki nii sügavas komfortzoonis ja sa ei saa sealt kuidagi välja, sa tead, et sa hakkad midagi tegema ja siis kohe järgmisel päeval põhimõtteliselt annad alla. Võta mingisugune üks väike asi, mida sa saad iga päev teha ja hakka seda asja tegema. Nagu näiteks? See võib olla mine jalutama. Hommikul enne tööd mine tee väike kas või 10 minutit tiir. Kas või kõnni sinna tee otsa. Kui sa oled 7 nädalat 10 minutit kõndinud, siis sa mõtled, nüüd sa oled juba 7, okei, proovime 8 jälle, nüüd sul on juba 2 nädalat kõnnitud. Ja nüüd sa võtad uue asja endale juurde. Mis me keskendume alati sellele kõige suuremale eesmärgile, kuhu me tahame jõuda. Ja see eesmärk tundubki nii kaugel siin. Aga ja et sinna jõuda, see võtab aega. Trepiastmed siis ühesõnaga, jah? Ja, sa võtad ühe trepiastmed, midagi väikest, mida sa saad iga päev teha. Ära keskendu sellele praegu, keskendu sellele. No toidu osas samamoodi ma alati räägin alusta väikeste sammudega, et kui sa võtadki päeva pealt, ma ei söö enam kunagi magusat, ma ei söö enam kunagi pitsat, purksi, sushit, see ei tööta. Et
asendamisega näiteks, et sa ei lähe poodi, sa ei osta poest seda jäätist, kus on räigelt suhkrut, vaid sa teed ise kodus jäätist. Sul ei pea isegi seda fancy't Ninja Creami masinat olema, et jäätist teha, on ju, lihtsalt viska kokku oma mingi vahukoor, kreka, jogurt, mesi ja ongi olemas, on ju. Et väikeste sammudega, kas või asendamised, on ju, paremate valikute tegemised, et suur tükk ajab suu lõhki. jah. Ja. Tahad sa veel lisada midagi nendele inimestele? Väikeste sammudega nüüd kõik ilusasti alustavad. Ja lihtsalt alustage. Lihtsalt. Nii lihtne ongi. Aga siin minu arust tuleb ka see mängu, et kui sa ei suuda võtta endale inimene kõrvale, kirjuta Ristole, kirjuta mulle, me aitame sind. Me oleme kõrval, tšekime sind, kas täna käisid, lähme koos, teeme videokõne, saada mul toidupilte. Sul peab keegi olema. Kui sul ei ole kedagi, siis sul on endale nii kerge ei öelda. Või täna vahele jätta. Kui sa oled juba harjunud endale ei ütlema, sest vaata, kui sa oled selles rutiinis sees, näiteks sa käisid hommikuti vist jalutamas või jooksmas, mis sa tegid? Sa mingi hommikul kell 5 ärkasid üles ja läksid iga päev. Siis ütlesid, kui ühe päeva vahele jätsid, siis oligi lappes. Ja oligi. Ja ma teadsin, et see juhtub ju sellepärast, see motiveeris mind mitte vahele jätma. Ma olin nagu, ma tean, kui üks päev jääb vahele, siis suurde tõenäosusega jääb see teine päev veel kohe varsti vahele. Aga siis, kui olid nii-öelda rattas, tegid iga päev, siis oli kõik hästi ja no võt. Kuni ükskord ikkagi jätsin vahele ja siis jäi vahele. Need tuleb see mingi motivatsioon ikkagi leida, et sul oli siis näiteks see, et kui sa vahele jätad, siis sa tead, et edaspidi sa jätadki käimata, on ju. Et see motiveeris. Või näiteks võtame selle näite minu puhul, mis motiveerib mind puhtalt sööma, sest ma tean, mis juhtub, kui ma puhtalt ei söö, on ju, või süsivesikut tarbin. Aga tuleme tagasi selle Ozempiku teema juurde. See on seal pop teema Dubais või? Väga. Ma ise ka katsetan midagi sellist sarnast. Ainet või? Noh, sarnast. Mis sa peptaididest tead? Ma ei tea väga steroididest ainetest mitte midagi. Mina tean ainult nii palju, et on testosteroon, et naised kasutavad anavari, ja siis on mingid peptiidid just täpselt, mis nagu on ikkagi ka keelatud ainete nimekirjas. Ja siis on mingid diureetikumid, mis on ka keelatud ainete nimekirjas. Vot nii palju ma tean. Räägime täna siis peptaididest. Ehk et need ei ole steroidid, vaid need on peptiidid. Mis see vahe on? Nii. Mis see vahe on? Kui peptiidid siis ei ole midagi sellist, mis annaksid sulle kehale nagu rohkem midagi juurde või kasuks. Vai nad ütlevad su keha teab, et sa oled ülekaalus, sa peaksid justkui kaalust alla võtma. Nüüd need peptiidid aitavad sul kehal paremini selle probleemiga tegeleda. Kas see on ka näiteks see koht, kui sul on mingi lihasreben, mingi vigastus, siis sa kasutad peptiide, et täpselt see lihasrebestuse koht parandada? Just. Okay. Ehk siis tulevikus ükskõik missugune probleem sul on, mingisugune mure, mingisugune haigus, selle jaoks praegu tehakse peptiide, mis aitavad selle probleemiga paremini toime tulla. Okei, oota, kuidas nüüd seda ülekaalu siis alla võtavad? No nii. Meil ongi siis olemas see Ozempic, Mounjaro, nad lähevad just ühe sama asja alla, see samamoodi on peptiid. Mis siis põhimõtteliselt, mis ta teeb, see on appetite suppression, ehk siis ta lülitab su ajus välja mingisuguse reseptori või mingisuguse osa, mis annab su kehale märku, et sul on kõht juba täis, aitab küll nüüd. Nii. Ehk et niimoodi see Ozempic töötabki. Et siis sul ei olegi söögiisu? Sul kaob söögiisu ära ja kui inimesed seda võtavad, nad võtavad seda valesti nii, nagu kõik arstid seal nendele kõigile soovitavad ja nad võtavad liiga palju, siis nad kas oksendavad, neil on kogu aeg halb tuju, neil ei ole energiat, sellepärast nad lihtsalt ei söö midagi. Aga nüüd vaikselt tulevad ju uuringud nii-öelda tagant järgi, et Ozempic ja bla bla bla, alguses teed, kõik on tore, aga mis siis nagu hiljem hakkab juhtuma, kui sa selle pealt maha tuled, kus meil luuhõrenemised, sa ei kaota ainult rasva, vaid sa kaotad ka luutihedust. Sa kaotad 40% sellest kaalust, mis sa kaotad, on lihas üldiselt. Lihast asjad ja sa ei saa hiljem juurde. See ongi see, et see ei ole... Kui sa võtad seda kui shortcuti ja kasutad seda ainukesena läbi õlekõrrena, siis sa oled juba kaotanud. Et sa ei too juurde toitumist ja trenni näiteks. Ehk siis, kui sa hakkad seda ravimit nüüd kasutama, siis sa peaksid keskenduma neile harjumustele, mis pärast sind ikkagi vormis hoiavad või sind aitavad veel vormi saada. Ma olen just kuulnud seda, et peale lõpetamist need inimesed ei saagi kaalust juurde võtta, et see läheb nagu tõesti edasi, lõpuks ongi tõesti kondid nii-öelda. No ja kui sa rohkem edasi ei söö lihtsalt, sa pead ikkagi
kehale energiat andma, muidu sa kuivad kokku. Millega sa ise nüüd katsetad? Omal nahal või? Omal nahal, siis meil on 3 sellist erinevat kaalukaotuspeptiidi praegu olemas ja siis see 3. on retatrutide. Nüüd see mitte ainult ei aita sul siis seda söögisuu tunnet alla tuua, vaid aitab su ainevahetus kiirendada ja muudab su keha insuliini tundlikumaks. Ehk siis, kui sa sööd mingisugused süsivesikuid, siis keha teab, mida sellega teha, kuhu need suunata. No tänapäeva põhiprobleem ju inimestel, ainevahetushäired, insuliini resistentsus. Just. Ja ma olen väga surprised. Noh, töötab, hea. Väga hästi töötab. Soovitad teistele? Ei, ma ei soovita mitte kellegile, ärge tehke, aga see ongi, sa pead enne tegema researchi, sa pead olema kindel selles, kus sa seda saad. Sa pead teedma inimese, kes teab, kui palju, mida, millal sulle määrata on ja et omal nahal seal mingid koguseid panema hakata või inimese juurde minna, kes teemast midagi ei jaga. Pole mõtet on ju. Ja jällegi, et see inimene on ka juba selle ole asja läbi käinud. Postkast varsti täis kohe kirja, tahan ka seda peptiidi. Kõigepealt hakake trenni tegema ja normaalselt toituma. Siis kirjutadki vastu, et enne peptiidi ei saa, kui trenn ja toit pole korras. Ja siis saabki korda juba. Seal on veel näiteks, kui sul on mingisugune vigastus, siis ma võtan veel 2 peptiidi, mis aitavad mu põlvedega praegu põlvesid siis parandada. Ja ma reaalselt, ma olen 5. klassist saadik, mul on põlved valutanud. Ma jõudsin seda võtta 2 nädalat seepärast, siis ma lendasin lihtsalt siia. Ja mul on praegu põlved juba, ma ei tunne mitte midagi. Nad ei valuta. Aga nüüd, kui sa lõpetad selle peptiidi võtmise? No jällegi, peptiidid aitavad su kehal olla efektiivsemad selles, mida su keha peaks oskama teha iseseisvalt. Ja see on justkui nagu su keha on lukk ja sa paned nüüd selle peptiidi võtmes ja sisse keerad siit seda lukku lahti justkui. Ehk et nad jäävadki siis sul korda või võib juhtuda ka, et nad lähevad tagasi sinna valutamise. Ikka võivad minna. Aga tõenäosus suur, väike? Kui me räägime mingisuguse vigastuse paranemisest, siis ikkagi kui su keha parandab selle ära, kui seal ei ole mingisugust jäädavalt vigastust, siis see peaks püsima. Vähemalt minu loogika on selline. Põnev, väga põnev. No enda peal neid katseid teha, ma olen ka alati see, et ma enne ei usu, kui ma enda peal ära ei katset, ma oli toore toitumisega praegu näiteks nii. Siin 6 aega katsetsin ja päris põnev. Aga kui sa mulle ütled midagi, karnivoorlused asjad, 1 kord päevas söömine, või nagu 2021 aastal kuulsin sellest esimest korda. Ja mõtlesin, et see inimene on haige, nagu, mida sa ajad? Sa sööd 1 kord päevas nagu loll oled. Ka fitnessis me sööme 5-6 korda päevas, hommikust õhtuni, 1 korra peal sa ei suuda eladagi, on ja. Ja nüüd ma ise toitun 1 kord päevas. Et õige info jõuab õigel ajal ja resoneerub õigel ajal. Ja õige eluperiood. Ei mõista 1 kord päevas söömist. Ma ka ei mõistnud. Võib-olla kunagi 2 aasta pärast sööd ka 1 kord päevas. Palju sa ise päevas sööd praegu? Sul ei meeldi süüa siis või? Meeldib. Aga mul ei ole varem. Sa sööd 1 korra päevas? Ma söön 1 korra päevas. Ma söön seda toitu, mis mul meeldib ja mul kõht täis. Mu keha ei küsi rohkem. Kui ta küsib, näiteks ma ütlen enne päevi siuke nädal aega, ma tunnen, et mu keha tahab rohkem, siis ma söön 2 korda päevas. Aga ma kuulan oma keha juba. Sa tahad öelda mulle, et sa ei taha vahest minna kuhugi kohvikusse ja selle kohvi kõrvale mingit saiakest süüa? Jaa, akadeemia kohvis, kanavahvel. Ikka söön. Selle saiakesi, issand, ei. Aga võt see 1 kohvik on, kus ma nagu, ma ei ole karnivoor siin, sorry. Et siis ma nagu ikka luban endale. Mis on sinu cheat meal? Mul ei ole siukest asja, et nüüd selle laupäeval mul tuleb cheat day, minu arust see süvendab ka toitumishäireid. Kui inimesed võtavad endale eesmärgid, vaata, et mul on iga nädal reede cheat day või mul on 6 1 cheat day, et see on ka siis sa ootad ja siis see nagu, ühesõnaga süvendab. Mulle ei meeldi ka see sõna. Aga mis on midagi, mis on mida ma olen nii tervislik siis või siis ei ole, sa tead, et see ei ole sulle nii hea, aga sulle meeldiks süüa? No ma toon näited, me oleme käinud restoranides, mingi Michelinid asjad, et seal ma ikka söön kõik need 9 rooga ära, mis mul ette tuuakse, on ja. Aga selles suhtes, kui ma võrdlen nagu
enne eelmise eluga nii-öelda enne karnivoorlust, kuidas see tunne on vaata nii rõve ja raske versus praegu, kui sa söödki nagu mingit teist toitu, siis ma suudan nagu kuidagi paremini seda seedida või omastada, ma ei tea, ma ei tunne ennast nii rõvedalt nagu mingi jõululauas koomas vaata, või ma söön lihtsalt nagu paremaid koguseid, äkki ma oskan oma keha kuulata. Aga mis ma veel söönud olen siin, sushit mõnikord. Aga mul ei ole midagi no pitsat ma vist ei suudaks. Nagu, kui ma isegi mõtlen praegu, mul juba praegu mingi, pitsat vist ei suudaks, aga nagu ma kuulan keha, kui ma tahan, siis ma söön, ma ei keele endale mitte midagi. Aga mu igapäevaelu on see, et ikkagi see on low carb, ma ei söö riisi, makaroni, tatart. Mul on külmkapisse ainult hakkliha ja muna. Ja mehele ma teen samamoodi iga õhtu ainult hakkliha ja muna. Vaene mees on. Ma tuli küsin, kas süüa on. Mul on hakkliha ja muna ainult. Aga ma sain ühe banaani. Jaa, mehel on kapis banaaniõunaga. Ma niigi imestan, et ta nagu siin Eestimaal, kui sa Prantsusmaal ta pärit oled, makaronid, pastad, saiad, asjad on ju. Aga ta ütleb, et Eestis ei ole nagu hea kvaliteediga neid tooteid, et pigem ta siis ei söö. Et need on nii fucked up siin Eestis. Et räägiski, et meil Eestisse saadetakse sealt Prantsusmaalt see jama jahu, mille pealt tehakse siis neid tooteid, on nemad omale kasvatavad ja jätavad selle õige jahu, nii et sellepärast, kui sa oled Itaalias, Prantsusmaal, miks sul ei lähe kõht punni, kui sa sööd saia ja pastat asju on ja Eestis. Arvad, see on mingi jura, ma ei usu, et see õige on. Arvada? No Ameerikas ilmselt on asi hullem, et nemad seal on need kõige suuremad rääkida. Kui lähen Euroopasse, siis on kõik hästi, vaata. Ameerikas on ka teistmoodi. Noh, seal on päris fucked up toiduga. Mul on mõned kliendid Ameerikast ja nad on ka päris hädas, vaata. Et noh, okei, vaevu leiame kuskilt mingid farmeri asjad, aga see üldine toidupoe toit, mis seal on, ei see õudne pidi olema. Kas siis mis meie poe toidul kõige suurem viga on? Meie poe toidul kõige suurem viga? Ei tea, ma ei käigi poes enam. Kõige suurem viga. Ei no ikka... Kui sa saaksid ühe asja muuta meie toidulauas või süsteemis, mis see oleks? Paneks toidupoed kinni ja avaks ainult local farmerite nii-öelda farmid. Et inimene saabki minna ainult farmeri juurde, osta otse piima, muna, liha, juurikaid. No köögivill, mis iganes ta tahab. Poed ma paneks kinni. Ise tehtud kodutoit ainult. Ei ole küpsisid, ei ole komme. No ise tehtud kaerail või küpsid, mida iganes on seal farmer, siis ja need saavad teha. On ja. Toidupoest paneks need suur tööstused kinni. Jätaks ainult nagu igasse riiki oma need, kuidas eesti keeles ütled, local farmerid ja mis sa teeks? Ma ei teeks midagi, ma arvan. Las olla, igaks sööge kräppi. Meie ei söö, meil on hea olla. Aga mitu korda ise päevas sööd? 3-4, vahest 5. Trackid sa kaloreid, kaalud iga päev toitu, sööd tunde järgi? Ma tegin sellise eksperimendi jälle hiljuti, ehk siis ma proovisin alla võtta ilma selleta, et ma kaloreid trackiks. Kuidas läks? Ei toiminud. Ei toiminud? Minu jaoks see ei toiminud, sellepärast, et alati igal õhtul oli selline tunne, et äkki ma võiks tegelikult veel süüa või tegelikult äkki ei peaks sööma, aga siis ikkagi tõid, sellepärast, et sa tegelikult ei teadnud, palju sa päeva peale söönud oled. Isegi kui sa sõid samu asju, siis päeva lõpuks olid ikkagi, sul oli kõht tühi ja siis sa jällegi see inner bitch su siin ühes kõrvas hakkas ütlema, et kuule, mine söö veel, mine söö veel. Aga kui sul on numbrid ees, sa näed nii palju, sul on nii palju veel süüa, siis nii palju sa sööd ja siis sa lähed magama. Ja sul on süda rahu, sellepärast, et sa tead, sa sõid nii palju, kui sa mis see kaloraaž sul oli siis, kui sa kaalust nii-öelda alla pidid võtma? Ma ei tea ju, ma ei trackinud. Aga siis, kui trackima hakkasid? 2500. 2500. Aga ütle see number, mis sul oli nagu sügisel, kui sa ise võistlesid, mis seal enne võistluste lõpus 1000. oli? 1000. Mingid päevad olid, kus olid 1000, aga nagu kõige madalam 1500. Aga see oli vajalik. See on rets. Whatever it takes. Ja see ongi, kui sa lähed võistlema, siis, ja sa tead, et sa lähed võitma, sul on kinnisidee, sa tahad võita. No sa pidid kindlasti kaalu saama, on ju. Seda, mis tuleb teha. Whatever it takes. Whatever it takes. Sul oli mingi kindlat kaalu vaja ja siis sa tegidki oma seda nii-öelda 1000 kalorist. Üks asi oli see, aga mul oli vaja vormi ka saada. Aga kaalu põhiliselt, jah. No ma toon sul näite, mu elukaas on ju powerlifter. Ja
ega tema ei viitsinud enne mingit dieeti ja toitumist teha, on ju. Ja nendel on need kaaluklassid seal niimoodi, et kaalumine on päev enne võistlust. Ehk et sa võid ennast täiega kaalu lihtsalt ajada ja siis 24 tunniga räigelt juurde süüa kas või 5+ kilo ja siis võistelda seal nii-öelda. Tal oli siis vaja saada 67,5 kilo kaaluma ennast. Aga tema kaalus 74. 9 kilo ees. Kujuta nüüd ette. 2-3 päeva enne hakkas ta nagu toitumist jälgima, sai sinna vist 72 peale, aga 67,5 pidi kaaluma. Toimus siis võistlus Hispaanias ja ma võtsin siis saunamati kaasa igaks juhuks, et higistad endal vett välja ja okei. Enne saunamatti ta kaalus siis mingi 71 kilo seal ja siis öösel enne kaalumise päeva läks trall pihta. Tegime 3 korda saunamatti, ta käis jalutamas ja saad aru, mida ma sain sealt nagu šoki või, mida powerlifterid teevad, et nad ennast kaalu saaks. Nad hakkavad sülitama. Liiter. Nad võtavad sour kummikommi suhu, et seda ila siis nii-öelda toota ja sülitab koos kummikommiga välja. Ja saad aru, mina mingi magan seal vahepeal, nemad seal toimetavad, teeb saunamatti mingi 3 tundi. Niimoodi tund paus ja hommikuks ta oligi seal mingisugune 68 ehk et 500 grammi oli veel vaja alla saada ja end lihtsalt sülitab, läheb kaaluma ja kaalub 67,5. Saad aru, ühe ööga, kui palju ta siis võttis? 5 kilo midagi, jah. 5+. Ta alustas seal selle ööga, siis ta oli mingi 72. Okei. Et enne seda paar päeva ta hakkas juba toitumist jälgima, aga siukene väga intensiivne kaalu langetusöö oli. Ilma saunamatita seda ei oleks võimalik olnud teha, vaata. Aga nüüd sulle järgmiseks korraks teada, et kui võistlusteks pead kaalu saama eelmine öö, saunamati ja sülitamine. See on ulmene, kõik vedelik tuleb ju välja saada. Ja sa vaatad seda nagu sülge, mis seal on, siis mõtled, loogiline ju. Aga ma ei ole kunagi varem kuulnud siuksest asjast või teadnud, et siukesi nagu võimalik või nad teevad seda nagu, see on basic. Et järgmine kord tead, sülitamine ja saunamatt. Siin tuleb ka koha mängu see, et kui sa mingisuguse sellise asja endale ette võtad, siis vii ennast kokku nende inimestega, kes on enne seda teinud. Kui sul ongi mingi, sa ei tea, me ei oleks elu sees arvanud, et võib-olla kui ma oleks ka sülitanud seal 30 minutit, siis ma ei oleks saanud, aga see oleks nagu mingisugune õlekõrs olla olnud. 100 grammi oleks alla saanud kindlasti. Jah. Et sa ei tea seda, mida sa ei tea. Sa ei tea seda, mida sa ei tea. Loading. Sa ei tea seda, mida sa ei tea. Ja see treeneri ja teadja inimese koha pealt valimine jällegi, sul peab see klikk olema. Ta võib olla nii tark. Sa ei tea seda, mida sa ei tea. See tähendabki seda, et sa ei tea tegelikult seda, mida sa ei tea ju. Ehk siis seepärast ongi nii palju asju, mida me ei tea. Me isegi ei tea sellest, et me ei tea neid. Ja siis sa hakkad vaata uurima, saad teadma ja siis saad ainult aru seda, et tegelikult sa ei tea mitte midagi. Crazy, jaa. Aga treener jah koha pealt, et vali see, kellega sul klikk on või mingi tõmme või mingid, sa tunned, et tahad täpselt teda kuulata. Miks sinust sai treener? Miks minust sai treener? Ma arvan, et kuidagi oludes ma olin ju 15, kui ma hakkasin trenne andma. Pärnus oli mu emal oma tantsukool ja siis ma olin 15 ja ma hakkasin andma akrobaatikat, laste fitnessi, tantsu. Miks sinust sai treener? Kuula. Siis ma ei mõelnud selle peale. Meil oli lihtsalt vaja abitreenerit akrobaatikas, sest ma ise olin kõik läbi teinud, mul oli kogemus. Treeneri paberit mul ei olnud. Mul oli kogemus, ma teadsin, kuidas mida õpetada, on ju. Jätka. Ja siis ma õpetasin abitreenerina. Ja siis ma sain aru, et ma tahaks nagu ise teha. Ja siis mu ema tegi mulle eraldi grupid. Ja siis lõpuks ma olin andnud seal issand 3-4 aastat trenneve. Kolisin ju Tallinnasse. Ja siin ma andsin ka esimene aasta aega erinevates tantsu- ja iluvõimlemisklubides akrobaatika trenne lastele. Siis tuli meil koroona. Ja peale seda ma hakkasin jõusaalis trenne alles andma. Et see kuidagi sujuvalt läks. Miks minust sai treener, aga miks sa oled siis treener? Miks ma olen, väga hea. Ja kui ma küsin sult vastu ka seda, aga miks mina olen treener ja miks ma juba 15-aastaselt sain aru, kui ma valmistasin oma lapsi ette akrobaatikavõistlusteks.
no kui sa ikka saadad mingi 5 last võistlema ja kõik nad saavad poodiumi kohad ja tulevad sealt oma medalite karikatega tagasi ja on nii õnnelikud ja sa näed seda arengut, mis trennis toimub, et kuidas laps tuleb, ta ei oska isegi kukerpalli teha ja siis 2 aastaga ta teeb sul rondaad fläk-fläk salto, on ju. Et seda arengut näha pealt ja õnnestumisi ja teisi nagu aidata paremuse poole, see oli siis nii-öelda akrobaatika osas, aga jõusaal, et inimesi aidata näha seda arengut, kus nad paremuse poole liiguvad, online coach imine on täpselt samamoodi, et inimesele nagu seda arengut näha ja see, kui inimene kirjutab sulle aitäh, tänab, oh my god, ma sain selle korda, tolle korda, mul on nii alla. Miks sina treener oled ja kuidas sinust treener sai? Ma mäletan seda, kui ma olin, ma ei mäleta, mis klassis see oli, ma arvan, see oli mingi 5, võib-olla oli 7. Alati, kui sa märkasid selliseid natukene suuremaid lapsi, kes, kui teised kõik mängisid, siis nemad istusid kuskil nurgas ja olid vähe üksikumad ja keegi ei tahtnud nendega võib-olla niimoodi midagi mängida või midagi kokku puutuda nendega. Siis see nagu tekitas kogu aeg minus, kuidas ma saaksin neid aidata. Aga siis ma ei olnud veel nii tark, et kuidagi neid aidata või ei olnud nii sõbralik ise ka võib-olla, et nende juurde minna ja nendega hängida seal. Aga ma mäletan sellest ajast, et mis ma hakkasin mõtlema, et kuidas ma saaksin neid aidata ja siis tulevikus samamoodi hakkasin mingid jalkatrenne andma, siis saalitrenne. Aga saalitrennid tulid ka hiljem, ma olin enne 5 aastat, 6, 7, 8 aastat trenni teinud, kui ma hakkasin alles kellegile kavasid tegema. Kuidas see tuli? Keegi küsis, nägi, et ta näeb välja, nagu ta teeb trenni, tuli küsis nõu ja siis kuidagi läks sujuvalt. Ja alguses alustasid sõprade treenimisest või no sõprasid aitasid, treenisid justkui. Ja siis mul tekkis mingi grupp, mingeid võistlejaid, võitlejaid, keda ma hakkasin treenima ja siis sealt võttis keegi veel ühendust ja keegi veel võttis ühendust. Tänapäeval on niimoodi, et kõik pushivad ise ennast, nagu see on ka õige, kui sa oledki uus treener, siis sa peaksidki pushima ja vaeva nägema, aga üldiselt mul tuli see naturaalselt, inimesed tulid minu juurde, mitte ma ei läinud inimeste juurde. Selle koha peale tulla, et nüüd võtame korraks veel selle teema, et treener versus treener, paberiga treener, kogemusega treener, kes on läbinud koolitused, aga ei käi uuendamas ennast ja uuesti eksamit tegema, siis ta kaotab mingi 4-5 aastaga omal selle taseme või mis iganes license'i, mis tal vaata on. Tead sellest? Mis sa arvad? Mis ma arvan sellest? Kaota kedagi huvita see paber nagu nii ju, tegelikult. Kas sult on keegi mingi paberit kunagi küsinud? No selles suhtes spordiklubi, jah, kui sa tahad trenni anda, et okei, ma olen täiesti 100% nõus, et igal treeneril peaks olema nii-öelda põhi all mingi koolitus, mingid baasteadmised, on ju. Aga nüüd see, et meil läheb 5 aastat mööda ja kui sa uut eksamit ei soorita, siis sa kaotad selle nii-öelda ametliku paberi ja sinu nime pole seal registris ja sa ei ole mitte keegi. Meil oli näide siin Pärnus treener, kellel on 20+ aastat treeneri staaž, aga tal ei ole mitte mingit taset, tal oli mingi 6-7 tase juba, mis kõige kõrgem on, on ju. Tal ei ole mingit taset enam, sest ta ütles ka, et kuulge, ma ei tule enam teile mingi eksamit tegema sinna, vaata. Aga treeneri kogemused, teadmised, need ei kao ju mitte kuhugi. Üks asi on värskendamine ja pidev enda nii-öelda arendamine, koolitamine, aga just see nagu, et sa pead see on jälle see, et kuskilt on vaja raha teha. Jah, no seda ma olen aru saanud, jah, loogiline. Ja saame sellest tegelikult aru, aga eks sa leiad mingi viisi, kuidas sellest lihtsalt kõrvale hoida. No tänapäeval meil ongi iga teine on juba paberitega personaaltreener. Ja, aga mis on kõige tähtsam asi treeneri juures või kõige tähtsam omadus või mis sa leiad? Kõige tähtsam omad, ma arvan, neid on päris mitmeid. Või nagu siuke kogu kompott vaata peaks olema. Vali üks. Seepärast, et meil on Dubais probleem, meil on vaja uusi treenereid, aga me ei leia uusi häid treenereid. Miks? Ja ma olen samamoodi, kui küsitakse, et kas Eestis ei ole kedagi kutsuda, võib-olla oleks, ma ei tea, võib-olla nii palju inimesi siin enam lihtsalt, aga kui ma hakkan mõtlema, siis ma näiteks ei tea, kes seal hakkama saaks. No siis ma ütlen suhtlemisoskus või? See on kindlasti üks. Mis sa veel välja tooksid? Kui sa praegu selle Dubai teema tõid, et nagu keegi ei saa hakkama, kohe esimene asi oli see, et suhtlemisoskus ei ole. Sest on ju teadmised sa saad õpetada.
ja need on kerged, ja mida sa ei saa õpetada inimesele. kogemusi. Sul peab ikkagi olema mingi põhiala ise tehtud nii-öelda, et sa oled selle läbi Aga sa teinud. saad ikkagi mingisugust blueprinti kasutada, mis üldiselt toodab tulemusi, aga mida sa ei saa õpetada inimesele? Mis on tema enda? Oma, No ütle välja, ära piina. sinu personality. No. Muidugi. Siis kui sa oled, nagu kui sa ei ole treeneriks loodud, siis sa ei ole treener ja sa ei siin... Aga nendel on ka vaata omad kliendid. Ma toon ka alati vaata siin selle koha, et iga õpilane leiab oma treeneri vastavalt sellel täpselt, kus sagedusel on ja vibreerib ja peab temaga nii-öelda klappi saama vaata. Et täpselt nagu meil oli juba jutt, leia endale sobiv treener. Et osad treenerid ongi need elustiili treenerid, sa lähed saali, te jutustate rohkem, ta on sul nagu psühholoog on ja... Sõbranna. Ja jalapressi ajal vaatad otsa ja räägite niisama on, et siuke tilulilutamine. Ja siis on need treenerid. Näiteks bodybuildingust, fitnessist tulevad treenerid. Et te teete päriselt trenni. Et sa saad piitsa, präänikut võib-olla trenni lõpus. Asi on nagu päris trenn. Ja teil on nagu päriselt nagu see mitte lihtsalt, et tilulilutame. Et iga üks leiab ka oma. Aga just see personality pool, ma saan aru, mida sa mõtled jah. Et kui sa ei ole treeneriks loodud, siis sa ei ole treeneriks loodud. Ja. Mis sa ei mõelnud päris seda või? Täpsusta. Suures pildis ja. Karisma, mingi karakter peab vaata olema. Ja. Sest ongi, kes ka meil uued treenerid justkui tulevad ja siis me teeme neile ka väikse intervjuu, vaatame, kuidas nad algus minu peal. Sina oled boss seal siis või? Sina valid seal, kes tuleb ja kes ei tule või? Mitte päris, aga abiboss. Ma näen ära, kui keegi on tulemas. Aga jah, sa mõistad kohe ära, et kõiksugused teadmised, need sa saad endale õppida, teha selgeks, aga kui sinus ei ole seda, inimesed peavad sind kuulama. No see julgus, suhtlemisoskus, karisma, jah? No täpselt. Ma ütlengi ikka kogu kompott nagu. Sul peavad olema teadmised, sul peavad olema kogemused, karisma, suhtlemisoskus, psühholoogi oskus. Et kuigi tegelikult treeneri töö ei tohiks olla sinu psühholoog, sa ei peaks ta igasuguse jamaga tema juurde minema, sellepärast, et ta teeb ikkagi oma tööd, milleks on siis sinu juhendamine, toitumise, treeningute, mindseti koha pealt, aga me saame aru, et need kõik mõjutavadki seda psühholoogiat nii palju, et see on nagu põhiline tegelikult. Ma olen täiesti nõus. Ma olen nõus nagu seal kuskil on vaata piir. Kuhugi maani on see psühholoogiks olemine okei, et inimene ta tunneb end sinuga vabalt, ta usaldab sind, ta räägib sinuga, mis mul täna juhtus, mis mul elus toimub, vaata. Trennis puhkepauside ajal te räägite, on ja. See on täiesti normaalne, aga kuskil on vaata see piir, et inimene ei tahagi harjutust teha, ta tahab ka ainult rääkida sinuga ja tund aega lihtsalt maksabki selle eest, et rääkida, mitte trenni teha, on, et kuskil on see piir, vaata. Et sellest ma olen täiesti nõus, et treener tegelikult ei ole see psühholoog. Mul on siukseid juhtumeid ka nii-öelda. Et ma oskan nagu võrrelda, saan aru, kus see piir on, vaata. Aga jah, kogu kompott. Kumb on tähtsam, toitumine või trenn? Oota, kes siin keda intervjueerib? Sa jäid topama, ma mõtlesin, ma võtan üle. Mis eesmärk on? Kumb on tähtsam? Nagu öeldakse, on ju 80% toitumine, 20% on trenn. Mis sa arvad? Siis ma ütlen, et toitumine on tähtsam kui trenn. Tihti jah, inimene tuleb, vaata, ma tahan vormi saada, ma pean hakkama jooksmas käima. Kuule, me ei hakka trenni üldse enne minemagi, kui meil toitumine korras pole, vaata. Võtta kahvel ja hakkame harjutusi tegema suu poole. Et see trenn tuleb nagu hiljem, kui me räägime näiteks just kaalu alandamisest, sa saad ennast normaalkaalu süüa ilma trennita. Aga nüüd jah, mis see lõppeesmärk on? Aga kui paljud reaalselt suudavad toitumisega enda kehakaalu langetada? Ainult toitumisega? Teeme uuringu. Ma ei tea. Kindlasti neid inimesi on, aga me ei tea neid väga palju. Miks ma arvan, et treening on justkui esikohal? Sest treening on see, mis annab sulle seda esimest dopamiini, et sa said millegagi hakkama. Kui sa oled 20 aastat ülekaalus olnud, siis sa tunnedki, et sa täis äpardus. Ma arvan, et nagu kuidagi, mis ütled selle kohta? Mitte ühend. Kindlasti, aga kui sa mõtled, sa ei ole kunagi trennis käinud, sa käid ühe korra trennis. Sa tunned ennast hästi. See annab motivatsiooni. Sa võid päev otsa hästi süüa, aga sa ei tunne ennast, sa võib-olla tunned ennast väga halvasti, seepärast sa oled harjunud midagi head kohe. Nad täiendavad üksteist, ma ütleks nagu, et nad peaks ikkagi käsikäes käima või üldse, kui me hakkame vaatama need tervisliku elustiili põhitalasid, siis nagu kõik need peaks nagu
paigas olema. Uni, toit, liikumine, mis seal veel on? Mindset, keskkond, on ju, et noh, siuksed põhilised asjad, mis sul nagu selle hea elustiili loovad, et need kõik peaks nagu parlanksis olema. Kui üks kuskilt logiseb, see mõjutab kõiki muid. Näiteks, kui sul uni on lappes, see mõjutab sõna otseses mõttes seda, kui energiline sa oled, kas sa jõuad järgmine päev trenni teha, kui sa magasid vähe, sul on järgmine päev kõht tühjem, sest sul on energiat, noh, ma räägin, kui üks logiseb, logisevad ka teised. Et ma tooks pigem see, et noh, ma ei paneks nagu, et toit on number 1 või trenn on number 1, vaid kõik need põhitalad nagu kuidagi ühendusse. Ma ei tea, oleneb inimesest ka, ma arvan. Kellel mis on tugevamad kohad, nõrgemad kohad. Aga me kõik võiks trenni teha, eks? Otse loomulikult. Siis on trenni oluline. Muidugi, noh, trenn versus trenn. Jõutrenn, venitustrenn, kardiatrenn. On ka mitu eri liiki ja ma arvan, et kõiki peaks tegema. Sest kui sa käid ainult jõusaalis ja kardiat ei tee, mis juhtub? Kui sa käid ainult jõusaalis ja ei venita, sa venitad või? Siis kui aeg on. Väga. Aga näed, iga kord, kui ei venita, siis hakkavad asjad valutama. Siis mõtled, kurat küll, miks kõik valutavad. Ja kui käid ainult jõusaalis ja kardiatrenni näiteks ei tee, ei treeni oma südant, siis mis juhtub? Sa ei jõua jõusaalis varsti enam rassida, on ju. Hakkavad kõik muud jamad tulema. Et jällegi, kõik need asjad peaks nagu parlanksis olema. Sa käidki jalutamas, on ju, sa käid jõusaalis, sa teed venitustrenni ja kui sa ei oska, ei viitsi võtta treener endale. Kirjuta Ristole, ta aitab. Hoiab sul näppu peal, täna käisid trennis või? Saada trenni videod, toitusid või? Saada pildid. Ja. Kuidas sa oma õpilast tegid, oled karm treener või? Mulle öeldakse tihti, et ma olen karm treener. Ma leian, ma võiks olla palju karmim. Aga kuna mul on natuke, ma olen liiga rahulik. Mul ennast ajab ka vahepeal närvi. Ma olen just üks päev trennis, mõtlen, tahaks nagu Ashwagandat võtad. Vihaga teha midagi. Aga mul ei ole viha kuskilt võtta. Ma olen millegi peale kuri olla. Ashwagandat võtad või? Ei võta. Mis sa sellest arvad? Ashwagandast. Võtsin, proovisin, ei saanud midagi aru. Ei saanud midagi aru. Noh, hästi paljud ei saa aru, aga siis ongi see, et sa ei saa aru, siis on nii rahulik ja see tõmbabki sul kõik emotsioonid nulli ja maha, siis sa oledki mingi zombi, vaata. Ma ei tea, kas ta nii palju mõjutab, aga... Oleneb, kust ostad ja mis kvaliteet ja kui tugev on, vaata. Ja keda rohkem, keda vähem, vaata. Jah, see on nii individuaalne. Räägi, mis sul jäi jutt pooleli? Et tahaks kurjem olla. Jaa. Sa näed, vaata, mingid bodybuilderid vahest hästi kurjad ja ma ei oska seda ennast välja kutsuda. Vahest tahaks nagu Eesti mees! Millegi peale vihane lihtsalt, tahaks raskust lammutada või mingid arvutust teha. Aga siis võta see heartbreak, võta see break up sealt, kui sa 14 olid, tulete seda meelde ja siis mine lase selle pealt. Ei ole. Aga just rääkides sellest nagu trennituhist, mis sa arvad nendest pre-workoutidest, kofeiinist, energiajookidest? Love them. Been done that. Ei mõjuta kuidagi õhtu und. Näiteks Dubais, kui sa elad ja sa veedad aega siis õigete inimestega, siis te lähetegi näiteks kuskile kohvi jooma, mitte nagu siin sa lähed õlut jooma kellegiga õhtul välja. Ma olin 11 kuud ka aina. 11 kuud. Olid? See on minu jaoks suur asi. Mulle meeldib tegelikult pidu panna, mulle meeldib väljas käia. See on olnud nagu suur osa minu elust. Ainult siis ongi, kui mul on võistlused olnud, siis ma olen täiesti kaine olnud. Aga nüüd ma lihtsalt olin 11 kuud kaine. Niisama ja see oli kõige parem aeg mu elus. Põhjusega või niisama? Just mõtlesin päeva pealt, nüüd ma enam ei joo. 6 kuud ja siis sai 7, 8, 9, 11. Panidki eesmärgi, et 6 kuud või see juhtus niisama? Algus oli kuni võistluste aeg ja siis see lihtsalt läks edasi. Aga see oli ka, et ma ei olnud enam selles keskkonnas, ma kolisin Dubaisse ära, kus sa käidi kohvi joomas, mitte õlut. Kus sa saad ka näiteks, kui sa tahad iga päev pidu panna, siis sa saad seal iga päev pidu panna, sest seal käib pidu kogu aeg. Aga ma ei teinud seda. Ja see oli kõige parem 11 kuud minu elus. Päriselt? No mis sa ütled nendele inimestele, kes ikka iga õhtu väikse veinipokaalikese võtavad ja väidavad, et nendel ei ole alkoholismi ja nad ei ole sõltuvuses alkoholist? See on probleem. Sorry. Ja ma ei usu, et kellegile nii väga meeldib see alkohol isegi maitse, et nad joovad seda maitse pärast. Kui sa oled kuskil restoranis ja sa sööd seda, jood
söögi kõrvale, okei, ma saan aru, sa võtad seda maitseks. Kui sa õhtuti iga päev napsutad, siis sul on probleem. Paar õlut, paar See pokaali. on okei, et sul on probleem, aga sellega tuleks tegeleda. Ja sa saad sellest kontrastist alles siis aru, kui sa oled nii pikalt sellest teemal olnud. 11 kuud. 11 kuud, ükskõik, see võib olla 6 aega ka. Seepärast, et kui sa oled kogu aeg sellises low frequency state'is, mis siis Uduvines. Madalas vibratsioonis. joomine näiteks on, siis see tundubki sinu jaoks normaalne. Sinu jaoks on normaalne järgmisel päeval pohmelliga üles tunnustada ja siis mingit sitta süüa ja siis jälle ennast sitasti tunda. Aga nüüd, kui sa oled 6 aega järjest normaalsel ajal üles ärganud, hea tujuga üles ärganud, trenni teinud, söönud, kõik on hea. Elu on ilus, siis sa saad aru. Ja see ongi, miks inimesed on võib-olla nii pikad, eriti mehed, kes on 10 aastad ülekaalus ja su rasvaprotsent on üle 20%, siis su testosteroon on madal ja su estrogen on kõrge. Aga see tundubki sinu jaoks normaalne, sest sa oled nii kaua seal augus olnud ja sa ei tee enam vahet, mis oli 5 aastat tagasi. Ei mäletagi, Ja. mis see normaalne tunne on. Mis sa soovitad nendele tissidega meestele? Kõigepealt ma ütlen nende tissidega meeste naistele, et kui sa võtsid endale mehe, Kellel polnud tisse. kellel enne ei olnud tissi ja nüüd tal on tissid, siis võtta nendest tissidest kinni. Ei, päriselt öelge oma meestele, et see ei ole normaalne ja võtke ennast kokku, aga öelge seda kuidagi normaalselt, mitte nii nagu ma praegu ütlesin. Öelge, et Võta lihtsalt võib-olla tissidest kinni. on aeg ennast natukene liigutama hakata. Aga siis tuleb tüli. Siis mees Ja siis tuleb tüli, mees peabki solvuma, sa peadki mees kuskilt kas või Riivama. natukene negatiivselt riivama, jah. Sest mees ei saa üldiselt aru, Ja siis võetakse enne kui kokku. Et... juba on nagu halvasti. Nii et naised, tekitage halb olukord. Ärge lahku minge. Võtke lihtsalt tissidest kinni. Ei, olge ausad. Seepärast, et see mees peab teid ülal pidama järgmised 20 aastat, aga kui sa ülekaalus oled, siis ta võib-olla peab ainult 10 aastat ja mis siis saab? Aga siis samas naine peaks ise ka ju normaalses vormis olema. Isegi ülekaaluline naine ei saa ju öelda oma mehele seda, olles ise selline. Okei, naiste rasvaprotsent võibki kõrgem olla, aga meil on mingid piirid paigas, vaata, kus sa oled nagu normaalses rasvaprotsendi vahemikus ja kus on juba nagu see ülekaal. Alusta ise endast ja siis võta mees ette. Tehke koos. Koos. Jah. Lööge käed ja hakake koos preppima ja jalutamas käima ja jõuksis käima ja... Aga see ongi nii paljud pered ja suhted ongi seal komfortsoonis. Ma olen seda vaatanud ja mõelnud, et kui ma näen, et inimesel on täpselt toidusõltuvus, siis mis on veel hullem on see, et ta kaaslasel on samamoodi toidusõltuvus. Et paar on kahekesi selles augus ja nad kahekesi tellivad iga õhtu volti ja söövad üle. Et nagu üksi olles versus kaaslane nagu tajub veel, vaata, noh, sa saad aidata ja kuidagi balansseerida. Aga kui paar on nagu kahekesi seal, võib-olla see väljatulek on just ka nagu veel parem. Ma ei tea, kui mõlemad võtavad vastu otsus, et nüüd teeme, siis nad saavadki koos tehtud, vaata. Ma ei tea, ma ei ole ise kunagi sukses augus olnud, aga jah. Koos aga see ei ole vahest tundnud, kui sa oled olnud varem suhtes olnud, siis kaob küll võib-olla see, sa ei pea ennast nii tähtsaks või seda, kuidas sa välja näed ja see ongi, sa oled nagu seal komfortsoonis, sul on kerge lihtsalt midagi tellida, teil on koos mõnus telekad vaadata ja süüa midagi. Eriti mul siis, kui ma olingi ülekaalus, see 2023 suvi, ma olin väga tagantjärgi vaadates nii-öelda mehelikus energias. Mul täiesti suva, mis juukseb, mul on täiesti suva, mida ma kannan, nagu lohvakad riided on ja, sest et kleiti ei saa ju selga panna, sest ma olen paks. Lohvakad riided, väga poisilik, ei hoolitsenud enda eest, ei olnud üldse naiselik on ja. Ja nagu nüüd, kui ma tagantjärgi vaatan, võrdlen, see on täiesti öö ja päev. Nagu ma ei lähe kodust välja isegi ilma kontsa kingata enam. Kleite asju. Et mis see küsimus oligi? Et kas sul on olnud selliseid olukordi? No jah, ja nüüd ma nagu saangi aru, et just kui sa seal suhtes oled, sa just vastupidi, sa peaksidki nagu pingutama. Just.
mitte see, et ma nüüd lasen end käest ära, sest mul on kaaslane niikuinii kõrval, siis ta lähebki minema, onju. Aga see, et sa just pead pingutama ja hea välja nägema, mul tavaliselt, naistel juhtub vaata see, et nad lähevad suhtesse, siis nad panevad TikToki need videod, kus on nagu enne suhet ja siis peale suhet, et nad on täiesti nagu mingi ära nutetud ja nagu vaksemaks läinud ja mingid negatiivsed asjad ainult juhtunud. Ja siis tuli uus trend peale, naised panevad, et näed, enne suhet ja nüüd aasta peale suhet, täielik glow up, enne oli mingi poisilik, kandis mingi lohvakaid riideid ja nüüd on siuke mimmu ja ilus, vaata, et kes sul kõrval on, mis mindset sul endal on, kas sa lased end käest ära või sa hoopis glow up'id. Aga see minust sõltub nagu partnerist ka, kes kõrval on. Või ma oma kogemuse põhjal võin öelda. Kõik sõbrad, tuttavad, pereliikmed, kellega ma olen rääkinud, kellel on lapsed, siis kõige tähtsam otsus, mis sa teed, kelle sa enda kõrvale valid. Ma olen hakanud niimoodi valima, et ma ei leia mitte kedagi. Valalised naised, ta-ta-ta. Ja siis ei pea ise valima, et tulevad naised kirjutama. Valima peab ikka. Aga kus sa otsid? Tööklubb ja? Mult on küsitud, kust minna kaaslast otsima? Vahest teen seal Instagramis oma storydes neid küsimusi, on ja. Kust minna kaaslast otsima? Peolt või jõusaalist? Ja kus sa tahad, et su tulevane mees, kaaslane kõige rohkem aega vedaks? Kui sa lähed peole, öökluppi leiata sealt, siis väärtused ja kõik asjad on näha, on ja. Siis lähed jõusaali, leiad sealt, hoopis teine, on ja. Mis kohti veel? Üritused asjad. Tegelikult võib igalt poolt leida, sa ei tea kunagi, keda sa leiad. Ja. Igal ühel täpselt omal ajal oma asi. Ja. Enne ei saa kaasast leida, kui sa ise üksinda endaga ei suuda õnnelik ja rahul olla. Sellest ma olen ka aru saanud. Ja tulebki olla, siis hakkad õigeid inimesi nägema alles. Kui sa oledki rahul, sa tead, et sa töötad enda kallal ja siis tulevad samamoodi need inimesed sinu juurde, kes töötavad enda kallal. No täpselt, samade väärtustega. Ja hoopis parem klikk, sellepärast oletegi vibrate'itega samal leveli. No täpselt seda, ma mõtlen ka, midagi mis tahtsin lisada siia, nüüd mul pea läks tühjaks. Millest sa rääkisid just? Ise endaga, et hästi paljudel tänapäeval ongi see, et nad ei julge üksi olla, see hirm, ma ei saa üksi hakkama, mul on kedagi kõrvale vaja ja siis otsitaksegi ja võetakse mingi suvaline sinna ja siis on need jubedad suhted, on ju. Aga kõik on vajalik, iga inimene peab oma kogemused õppetunnid kätte saama. Selle koha pealt ma nagu ei vaidle, sa ei võta endale kunagi kaaslaseks kedagi, kes ei õpetaks sulle midagi. Et ainult läbi negatiivsed, ongi mingi tülid, draamad näiteks, aga läbi selle sa kasvad ja arened. Järgmises suhtes sa tead või siis samas suhtes, kui te asjad ära lahendate. Et rohkem, ma ei taha selliseid asju, sa muudad, teete need mustrid asjad korda ja on korras, on ju. Et iga asi juhtub alati põhjusega. Sa ei võta suvalist inimest endale, kellega sul ei oleks mitte midagi õppida siin elus. Nii mõtlema. Ja see on väga hästi öeldud. Sest igast asjast ongi sul õppida. Absoluutselt ja inimene ju peab käinud piitsa andma, et õpiks. Ma leian, mida halvemad olukorrad sul elus olnud, siis seda rikkam sa selle võrra oled. Täpselt. Ma just tahtsin öelda, et läbi positiivse ja mugavustsooni sa ei arene ega õpi ju. Universum peabki sind suunama sinna musta auku, sinna draamasse, tülisse, et sa areneksid, õpiksid, kogeksid läbi valu siis nii-öelda. Ja siin on nüüd 2 sorti inimesi. Just üks päev nägin. Kaotajad ja võitjad. Rohkem variante pole. Kaotaja on see, kes võtab kõik selle halva asja, mis taga siis juhtunud elu jooksul on ja ütleb, need kõik halvad asjad juhtusid minuga, sellepärast ma olengi selline. Ja võitjad on need, kes võtavad kõik need halvad asjad ja ütlevad, vot, need viisidki mind edasi ja tänu nendele ma olen täna see, kes ma olen. Saad aru, et losers ja winners, et pane mindset paika. Nii lihtne ongi. Lihtsalt üks mõte, kõik see halb, mis juhtus põhjusega, ma arenesin, õppisin, kogesin. Versus see, et mis ma enda jaoks praegu avastasin, mis on mind hästi-hästi palju aidanud, on lihtsalt oma mõtete paberil kirjutamine. Vahepeal hakkad midagi ketrama, lihtsalt mingi täiesti stupid thing, kõige mõttetum asi üldse, aga see käib lihtsalt sul peas ja siis see lihtsalt ketrab seal. Sa kirjutad selle paberile ja siis sa vaatad seda, et see täiesti tobe ju. Väga paljudel ongi nii, et sa kas kirjutad või sa räägid kellegagi sellest. Ja see inimene ei pea sul isegi midagi vastama, vaid sa ütled selle välja ja sa siis juba saad selle taipamise,
või selle aru saama, et tegelikult see on nii, tegelikult see vastus tuli kohe, kui sa ise selle välja räägid, vaata üks asi on, kui see ketrab sul siin, sa kirjutad välja, siis sa juba saad aru, et polegi nii hull on või see lahendus, moment tuleb, vaata, või sa hakkad rääkima sellest ja sa saad ise juba selle vastuse, on ju. Et jah. Aga see on ka midagi, mis ma leian, ma arvan, et näiteks just meeste jaoks on, see kõlas minu jaoks ka jube totralt, nii kaua, kuni ma seda ära tegin. Mehed ei julge rääkida. Naised vist räägivad nagu sõbrannadega või niimoodi rohkem probleemidest ja nii, aga. Ja, aga need olid mingid teised mõtted. Ma ei tea, mis mõtted need isegi olid, ei mäleta enam. Aga tihtipeale ongi mingisugused asjad, mida me pelgame, mida meil on kõige rohkem vaja teha. Kas see on siis suhetes, sa tead, see on toitumises, treeningutes samamoodi, sa tead, et sa pead rohkem pingutama, aga sa ei tee seda, on ju. Sa peaks ikka seda ainult tegema. Jah. Väga sisukas podcast täna või? Mis sa siia lõppu veel ütleksid nüüd, et inimene vaatas, panime ta natuke mõtlema ja tahab kuskilt alustada. Mis need esimesed sammud alustamiseks on, et oma elustiili siis parandada või kuskile paremasse kohta endaga jõuda? Mis ma enda koha pealt olen õppinud siis viimase 3-4 aastaga, on see, et see keskkond, kus sa oled, see kas hoiab siin nii palju tagasi, et sa ei pääsegi sealt mitte kuhugi, või siis see tõstab sind igatepidi ülesse ja sa märkad, et tegelikult elu võib olla väga äge. Aga sellest keskkonnast ongi vaja välja astuda kas või korraks, et sa näeksid, kuidas mujal võib-olla elu on või siis mingisuguste teiste inimestega. Sest mitte, et Eestis midagi valesti oleks või halvasti, aga see, et ma olen lihtsalt selle hüppe teinud ja nüüd kuskil mujal maailmas elanud nii kaua. Maailma näinud, üldse teistes riikides, ka see reisimine avardab nii palju. Ja. Siis ma olen hakanud asju uskuma, mida ma siin arvatavasti ei oleks elu sees arvanud, et need on võimalikud. Keskkond. Keskkond ja sammoodi inimestega. Su ümber see ka keskkond. Ja ma ütleks ka see keskkond, mis sul siin 2 kõrva vahel on. Kas see on negatiivne keskkond või positiivne keskkond? No täpselt ütleme, midagi halba sinuga juhtub. Sa kas lähed negatiivsele tasemele või siis sa vaatad seda negatiivset olukorda ja mõtled, mis ma sellest õppida saan. Kuskil on ikka midagi positiivset. On et selles mõttes nagu, et see keskkond siin, keskkond inimesed, keskkond üldse nagu su ümber täpselt siis kas riigi suhtes, ma ei tea, linna suhtes, korteri suhtes on ja keskkond. Mega. Ja keskkonnast alustada siis. See võib olla, mis aitab sind kõige rohkem. Muidugi sa pead ise ka oma mindseti muutma ja seepärast ma läksin ka alguses sinna, kui ma läksin Abu Dhabisse, siis ma olin jälle oma peas seal kuskil veel Eestis kinni ja see võttis aega. Ja teiseks, andke endale aega. Seepärast, et ükski hea asi ei juhtu üleöö. Juhtu üleöö või saanud teoks üleöö on ju. Head asjad võtavad aega. Ja kui sa ei näe mingisugused tulemusi, millega sa ei ole rahul, siis lihtsalt esiteks pinguta rohkem ja oota natukene. Pinguta natuke rohkem. Nii lihtne ongi. Tegelikult on. Head asjad võtavad aega. Nii et keskkond, mis on su ümber, kes on su ümber, mis on su sees ja anna endale aega. Nii ja tänase podcasti lõpetuseks on meil Angelale välja mõeldud mäng. Mäng, nagu just nimelt mäng. Nii et mina ütlen sulle midagi ja sina pead vastama sellele, kas see on ülehinnatud või alahinnatud. Nii. Sa võid anda mingisuguse konteksti, aga see on sinu arvamus. Nii. No teeme proovi. Let's go. Venitamine. Alahinnatud, sest inimesed ei venita ennast. Karnivoor. Alahinnatud, sest inimesed ei tea karnivooruse plusse. 10 000 sammu päevas. Alahinnatud. Paljud inimesed lihtsalt istuvad hommikust õhtuni tööl, kodus, autos ja arvavad, et 10 minutit koeraga jalutamas käia on okei. Vahelduv paastumine. Alahinnatud, sest inimesed söövad hommikust õhtuni ja ei lase oma organismil puhata ja tegeleda haigustega. Toorpiim. Alahinnatud, sest et inimesed arvavad, et neil on laktoositalumatus, kuigi nad joovad pastöriseeritud piima.
mediteerimine. Ma arvan, et alahinnatud, aga samas oleneb. Võib-olla, reklaami poolest võib-olla ülehinnatud. Sest et nagu see on nii individuaalne, mis eluhetkes sa oled, mis tüüp inimene sa oled, kas sul sobib, ei sobi, mingi ATH-ga seal mõtled, ma mediteerin, tegelikult ei mediteeri midagi, võib lihtsalt puhkuse hetked. Ma ei tea, siin ma olen kahe vahel. Ala üle oleneb kontekstist ja Puhkepäevad. Jõusaalist siis nagu. Või niisama puhkeb, ma ei tea. Kui me võtame jõusaali nüüd põhjaks, siis puhkepäevad jõuksi huntide seas on väga alahinnatud. Osad, kellel on trenni sõltuvus, ronivad ju isegi puhkepäeval jõusaali, et ma teen piitsa ja säärt, et midagi ikka teha vaata. Aga tavainimese puhul ma ütleks, et kõik on parlanksis. Fasted cardio. Fasted cardio alahinnatud, sa pead, tee oma naha peal läbi, vaata. Ja kõik, kes need vanad bodybuilderid on sellest fasted cardiost rääkinud, siis nagu üks hetk, kui sa seda ise teed, sa jõuad arusaamisele, et neil oli õigus. Fasted cardio alahinnatud 100%. Kalorite lugemine. Ülehinnatud. Tavainimene ei peaks mitte kunagi, mitte ühtegi kalorit lugema. Päeviku pidamine. Alahinnatud. Iga inimese puhul, vahet pole, mis sa teed, mis su töökoht on, elustiil, päeviku pidamine on väga hea. Igapäevaselt oma mõtteid asju sinna üles kirjutada ja päeva organiseerida. Sai. Ülehinnatud. Sulle meeldi sai? Ülehinnatud, sai on sõltuvust tekitav. Kui ma ühe saiaviilu söön, siis ma söön terve paki ära. Ja see on enamus inimeste puhul. Saiake, seed, gluteen, kõik see jama. Ülehinnatud ikka täna päeva ühiskonnas. Ajuloputuse podcast. Alahinnatud. Kõik kuulama. Mic drop.